Mul tuleb sellega meelde üks sketš, mille ma üles kirjutasin, mida ma tahaks teha, siuke nagu, ei, mitte sketš, vaid prank video, kus nagu mingi vend keerab naisele taha, vaata mingi litsile või kelle iganes. Litsiga algusena. Nagu porno, nagu porn prank, vaata nagu Itaalia hakkas tegema mingi. Porn prank. Jah, porn prank. Ja see on nagu siukene prank, kus ilmselgelt see peab olema lits, on ju. Keegi teine oleks nõus, ma arvan, või pornstar. Ja siis mingi vend peab taha talle, on ju. Ja siis jätab nagu munn on sees, on vitus, ja siis jalutab minema, ma olen käinud vetsus ära ja siis munn jääb nagu naisele vittu, vaata, ja siis ta nagu, what the fuck, that doesn't make any sense, nagu katsub, võtab munni välja, võtab nagu, kuidas munn tuli küljest ära vennal. Ja siis tegelikult see on nagu samasugune nagu fake munn, mis on hästi realistlik, vaata. Ja siis vennad on mingi seal seina taga, vaata, kaamerameestega. Ja siis jooksevad tuppa sisse. It's a prank, it's not my dick. Ärge ära varastage seda, palun. Kas sa siukest lugu tead nagu Ghost Rider? Ghost Rider. Ei nagu kuradi Sex Boys. Ei. Ma räägin seda nüüd niimoodi, nagu rääkis üks vene tüüp Viljandis. Nii. See on kurikuus. Kas ta tegi sulle seda või? Ei, ta ei teinud mulle seda, õnneks või kahjuks. Aga ma ei tea, kas ta rääkis seda niimoodi, et see oli tõsilugu või? Ei, ta lihtsalt rääkis nagu seda, aga ma tean, et keegi Tallinnas on selle ära pullinud. Vähemalt mulle räägiti kunagi. Okay. Aga tüüp rääkis seda siis niimoodi, et kas te teate siuke Sex Boys Ghost Rider? Ghost Rider? See on niimoodi... Mis see tähendab see Ghost Rider? Et sina ja su tüdruk olete seal voodi peal, sa paned teda tagant doggy style ja... siis sa vahetad enda sõbraga ära, et tema paneb edasi, sina lähed ära ja lähed akna taga ja siis su tüdruk vaatab sind läbi akna ja siis on, aga kes see siis nikutab mind? Okei, see on hea. Tahtsin enne seda, kui me lindistama panime, tahtsin küsida, kas siin ropendada ka võib. Einar jututuba. Juba tegime seda. Einar jututuba. See on üks asi, mida mina tahan teha, vaata, mis on nagu, ma arvan, paljudest teistest podcastist erinev. Teie podcast on ka selle poolest eriline, et teil on pohhu, vaata. Võib ropendada. Me oleme nii fucking vaesed ja me ei ole kuulsad, meil on pohhu, mis me arvatakse. Meie podcast siis peab ropendama. Jaa, no minul päris ei pea, aga täiesti nagu vaba maa inimesed teha, mis taha. Ma pean igat saadet alustama täiesti putsis. Meil nagu ei ole valikut. See on veits loll küsimus, jah. Tere tulemast Einar jututuppa, mul on külalisteks täna täiesti putsis podcastist Andre, perekonna nime ei mäleta, ja Alois, keda ma kutsun Aloks. Mul ei olegi perekonna nime, in fact, ma tunnisin, ma nimetan, vanemad ei tunnistanud mind omaks, tulin emasest välja, kõik vaatasid otsa mulle, nagu sinust saab Andre. Mida vittu, Alo oli mingi Facebooki heli, nagu come on. Sorry! Nii palju naisi lihtsalt. Mul on sünnipäev lihtsalt. Jaa, see on sünnipäev ju. Sul hakkab neid tere järjest olema nagu kuulipildu eest ju. Muuseas, ma ei teadnud, tal sünnipäev on. Ma juba panin. Ma ei teadnud, kuidas... Ma ei teadnud... Mis asja? Ma ei teadnud, et tal sünnipäev. Sa ei teadnud, et tal sünnipäev on? Kuule, me sõitsime autoga siia ja ta isa helistas. Kas ta su parim sõber? Ma ei tea. Ma ei ole kaalunud seda. Mul on kandidaate palju, mul on CV-d sisse saadetud, üritan nagu välja valida. Aga me sõitsime autoga siia, tüübi isa helistab autost, tal on hands-free peal ja nagu palju õnne sünnipäevaks, mina casual istun kõrval. Alal on sünnipäev täna. Okay, ja pärast seda kõne ta ei öelnud ka siiski palju õnne. Ma ei ole siiamaani palju õnne sulle, Alo. Nüüd on niimoodi, et sa hakkad talle sünnipäev laulu olema. Ma võin kaasa laulda. Kas ma võin mee asendada maaga siis või? Mis mõttes meie maaga? Ma mõtlesin, ma soovin talle. Ja, veid, jah. Ma soovin sul. Ma teen nagu backgroundi. Ma soovin. Kallis pederas. Mis sa mingi 7 nüüd? Kell on 12 kõik, ehk siis ta on 26. Vana sa tegelikult oled? 21 sain. Palju õnne. Yeah. Ma kaotsin 20 aastat süütuse.
Nice, ma olin 11 pool. Sa ei olnud 11, sa ma olin 12. kusjuures see minu jaoks kõige veidram. Sa jääd sitta, sa oled süütu. Ma ei aja siit. Ainult süütu ütleks sellist siukse non-believable story. Ma kavatsin 11. Kuidas sa 11-aastaselt süütu sa ma ei ole seda kunagi vist avalikult tõenäoliselt. No miinus kõigile mõeld. Igaks asjaks on esimene kord. Hakka rääkima. Kuidas see 11-aastaselt, kuidas see juhtub? Kas keegi vägistas sind? Ma isegi 11-aastaselt ei teadnud, mis asi see on nagu. Ma arvan, et keegi vägistas. Ma ka ei teadnud, mis asi see. Kes see oli? Kas see oli su onu? See oli mu tüdruksõber. Sa said 11-aastaselt tüdruku, kes keppis sind. Kellel on 11-aastaselt tüdruksõber? Mida vittu? Kui vana oli sinu tüdruk, kui sina olid 11? 42. Ma olin siis... Oota, tegelikult ma 11 pool on ikka. Tema oli 12. Mental image. I know, mul ei ole... Kas sa praegu kujutad 11-aastast Andret nikkumas? Ma kujutan praegu ette 11-aastast ja 12-aastast nikkumas ja ma ei tea, kas see on illegaalne. Ma ei tea, kas see on lause, mida peaks avalikult ütlema. Ma ei kujuta isegi 23-aastast Andret nikkumas. Kas see on legaalne mõelda sellist mõtteid? Nii Eesti Vabariigis. Kui seda porris näha ei taha oma peas mõtles, okei, ma arvan. Ärast ütle kellegile. Ta just tegi avalikult seda. Ei, aga tead, see oli siuke loll nali. Kusses ma pean nagu ütlema, et nagu ma ei mäleta munnegi, sest et see oli üle 10 aastat. Aga nagu kas toimus seksuaalne vahekord, kas toimus penetratsioon? Definitely toimus penetratsioon, because there was blood. Holy shit. Ja see oli rannas. There will be blood film räägib sellest, sinu sellest loost. See on nagu selle põhjal tehtud film. Kas film. sa kuulsid, see oli rannas? See oli rannas. See oli rannas veel. Mul sõber Aldur, kellega me enam väga ei suhtle, rääkis, kuidas ta, see on võib-olla isiklik, aga ta lõi mul noa selga, nii et mul pohku ma räägin. Ta nikkus rannas oma naist. Kaua sa haiglas olid see noaga selles? Ei, see oli piltlikult. Ta ütles, et Alduril juhtus süke asi, et tal nagu munniga juhtus midagi, et tal nagu ma ei saanudki täpselt aru, ta rääkis mingitest, et eesnahk ei tulnud korralikult enam ära ja siis mingisugune asi on ja ta pidi opereerima minema. See on see, kui eesnahk on liiga pingul. Jaa, täpselt, tal tuli see. Ja ta süüdistas seda, ma ei oska eesti keelt, ta süüdistas seda, ta oli rannas ja ta seksis oma naisega ja ta ütles, et liivaterad läksid tema peenise sinna eesnaha vahele, et see oli kõige ebamugavam seks, mida ta kunagi on sooritanud, mida ta on sõandanud sooritada. Retro perspektiivis nüüd 10 aastat hiljem. Kas see võib tekitada sükst asja või? Ja loomulikult mitte keegi ei soovita tegelikult rannas nikkuda, mitte keegi. Nii et kas sa mäletad, kas sul läks väikse oma 11-aastase peenise eesnaha vahel, kas sul oli eesnahk, kui sa olid 11-aastane väike poisiklütt? Ei, mul siiamaani, mu eesnahk on ebareaalselt suur. Kas see tuli ära sul? Ei tulnud. Mul ka ei tulnud. Ja ma rääkisin oma sugulase, vaata, kogu aeg oma mingid sellised isiklikke asju, vaata, et ja siis ma läksin, kogu aeg rääkisin mingist asjadest, vaata, ja siis kui me väiksed olime ja siis üks päev nagu mu nõpu oli teismeline ja siis ma läksin, et Kaisa, ma sain eesnaha ära lõpuks, et mul tuli eesnahk ära, ma ei tahtnud kunagi ära seda ja siis duši oli okei, 1, 2 ja siis tõmbasin niimoodi järsult vaata ära ja siis see tuli niimoodi nagu vaata nagu mitte korraga, aga nagu naha siuksed ribad vaata ja siis nagu mingid naharibad olid veel küljes vaata et kui ma juba lähen, siis ma lähen lõpuni välja vaata ja siis mingi täiega alus oli vaata, tõmbasin lõpuni välja vaata ja siis oli natuke punane ja siis ma olin mingi tere kunagi, kui ma fuck yeah! See oli üks minu kõige successful imaid momente minu elus. Terves sinu karjääris. Sul on sita kööl. Kui ma mingi 16 tere jälle ma räägin mingi Niku lugusid. Mul midagi huvitavat ei ole. Aga... Eile me tegime, reedel tegime Chautseri ja Noaga podcasti, siis majahoidja tuli peksma ukse taha ja karrima, et mis jutud? Nice. Ja ma kutsusin ta sisse podcasti, aga ta ei tulnud, ta kutsus turvamehed. Ja tegime ukse lahti, turvamehed tuleks ka nagu podcasti. Keegi julgenud, läksid minema. Räägi edasi, sorry. Ma vahel et kui ma mingi 16 olin kunagi ja seksuaalvahekorras, see juhtus selline õuduslugu minuga eesnahaga seotud. Et vaata eesnahal
on see kuradi nahareba, mis hoiab teda kuradi munni pea küljes kinni. Yeah. Nii, ja siis... Jah, täpselt need olidki need ribad, vaata, mis järjest järjest tulid niimoodi. Aga sul jääb ikkagi see, nagu kui sul eesnahk alles on, siis see on see nahariba. See, sa mõtled see väike see joon. Täpselt see, mis selle pea. Ma olen kogu aeg mõelnud, et kui ma lõikan käälidega seda, kas siis... Ära seda sa kunagi teed, türa. Ma fucking ja tõmbasin oma tüdruksõlvast välja, kui ma 16 olin. Ja saad aru, voodi lihtsalt nagu mu tüdruku vagiina seest lihtsalt voolas voodi verd täis. Ja see oli sinust. Ja alguses ma olin nagu türa, mis kuradi fucking... Mis päevad need on? Mis kuradi päevad need on? Jumala putsis. Päevad, mis ajasid segadusse. Ja siis mul oli siuke mingi 20 sekundine hetk, kus ma realise'isin, see ei ole tema. See on mina. Ja siis ma nägin, kuidas minu... Ja siis ta oli mingi... Sul on päevad. Ja mul on päevad. Mul on munni otsas päevad. What a surprise. I know. Aga see moment, kui sa näed, kuidas su munni otsast niimoodi, siis kui su munni vaata kõva on, siis vererõhk on see suur. Pritsis või? Jaa, siis niimoodi pumpas verd välja. Miks? Sest et see nahk läks nagu katki, vaata. Ma ütlesin, ära lõik seda kuradiga noaga. Kuidas see lõiks? Kas su tüdruksõbra vagiinas olid... I think need olid sitad kondoomid. Need olid sitasti libestatud kondoomid. Ja siis nagu see friction oli liiga suur vist. Ja türa ta tõmbaski selle naha nagu otsa katki ja sealt lihtsalt mingi fucking pumpas verd välja. Oi. Võtame järgmise teema. Võtame järgmise Mul oli mingi 1,5 nädalat valus ja ma ikka üritasin nikkuda. Räägime nüüd mingist asjast, mis ei sisalda peenise valusid, palun. No, mul ei ole midagi varem. Mul tuleb meelde sellega see Maroko film, kus ma näitlesin, see nüüd on praegu festivalidel ja seal filmis oli üks stseen, see režissöör, mul on selline tunne, et ta on natuke autist, vaata, ta oli sellised väga huvitavad ideed, mis ei make sense, aga näitlejana sa pead mängima, sa ei saa nagu vaielda loogika suhtes, vaata, sa pead mängima ja see oli selline stseen, kus see tüdruk, kolmekesi mängisime seal, üks oli tüdruk ja siis ta nagu veritses, kõik kohad olid verd, terve põrand oli verd täis, ujus nagu verest ja siis me mingi libisisime seal sees ja siis läksime alla mingi selle teise vennaga nagu rääkima, on ju, minu karakteri, siis teise venna karakter läksid sellest tüdrukust rääkima, et mis me teeme, on ju. Ta oli mingi demoonik, mingi possess nagu üle võetud deemonist. Ja siis see vend ütles, et tal on päevad, on ju. See on lihtsalt päevad, ära muretse, vaata. Ja siis ma nagu, terve põrand oli, terve fucking maja oli verd täis. See ujus nagu verest, see oli nagu The Shining, vaata. Et what kind of period nagu, kus saab üldse üks stsenarist sükse asja peale tulla? Nagu mul tuli lihtsalt see meelde, aga vaata kui raske on näitlejana nagu tõsist nagu pähe teha öelda. No, it's not her period. See nagu ilmselgelt see ei ole, vaata. Ma ütlesin režissöörile, et see peaks olema naljakas, on ju, et see on väga naljakas, et päris hea nali, vaata. Et me peame nagu mängima nii, et see on nagu komöödiline. Ei, väga tõsine on kõik. Ma ütlesin, ja nagu väga tõsine, aga tegelikult on naljakas, on ju, et see on nagu komöödia seen, eks ole. No. It's serious, vaata, päriselt tõsine nagu, et te arvategi, et tal ongi päevad. Kas see oli nagu high production? See oli nagu indie, nagu B-kategooria, nagu siuken low production aga ta pani väga palju raha sinna sisse. Palju raha sisse panemine tähenda alati, et see tuleb midagi head. Ja väga raske oli, jumal tähendab, et eesti keelt ei oska. Väga raske. Ma võin selle fakti täiesti oma persest välja tõmmata, ma ei ole üldse kindel, aga minu arust nagu religioosselt kunagi arvati nagu midagi sükst nagu päevade kohta. Jaa, ta võttiski selle sealt, ma arvan, kuskilt. Nagu mingi, kui naised hakkasid mingi verd jooksma, et nagu mingi saad. Possessed, hästi palju on nagu mingisugused tsivilisatsioonid on vaata nagu mingi kummardanud mingi naiste mingi menstruatsioonitsükleid ja mingi asju, vaata, ja mingi seostavad neid mingi taeva kehade ja asjadega, vaata. Ma kunagi lugesin mingisuguste naiste menstruatsioonide kohta mingi kuradi spirituaalsusraamatust üldse, et on mingi... Üritasid naisi saada. Üritasid naisi saada, et rääkida huvitavaid lugusid neile sellest, kuidas iidsetel aegadel enne meie ühiskonda usuti, et tol ajal naistel ei ongi päevi. Et päevad on väga... Oota, millal naistel ei olnud päevi? Kunagi mingites iidsetes kultuurides. Et päevad, et naised usuti siis, ma ei tea, ma ei ole kunagi iidsetel aegadel elanud, aga usuti põhimõtteliselt seda, et naised võisid ise valida,
kas nad saavad lapsi või nad ei saa lapsi. Kas nad saavad päevi ja kas nad ei saa päevi. Nagu, sest et päevade eesmärk on see, et päevad lükkavad sinust kuradi munasid välja, mida sul vaja ei ole. Naise füüsis või nagu naine oli täiesti teine loom. Füsioloogiliselt naised põhimõtteliselt, kui nad valisid mitte rasedaks jääda, siis neil üldse nagu sükst nagu menstratsiooniperioodi ja asja ei olnud. See kõlab nagu täielik pass. See kõlab nagu täielik pass. Selle loogika järgi peaks olema mingi kuradi igal loomal ka sükke valik. Lihtsalt loogika oli ilmselt see, et kunagi naistel oli enda keha üle selline kontrolli, mida tänapäeval naised ei oma. No, samas me teame kõik seda, et tiitsetel aegadel kõik, mis usuti, on pask. Näiteks see, et maa on lame või? No jaa, aga sellega ma ei nõustu. Kreeklased olid päris targad näiteks, aga see oli vist enne Kreekat isegi. See oli nagu mingi Atlantise aegsetest asjadest. Nagu siis peaks ju mees ka saama ju otsustada selle üle, et kui kiiresti tal lahti tuleb. Ma saangi otsustada. Tegelikult, palun õpeta meid. Fucking kontrolli oma tempot. Ei, aga see on vaimne, ma arvan. Sest et mul tuleb 10 sekiga lahti. Lähed mingi aeglubis lükad 1 No seda küll, kui naine võtab üle, kui tüdruk võtab üle. Vaata, mu probleem on selles, et tüdrukud võtavad üle. Mul on hästi nagu tavaliselt tüdrukud, kellega ma olen olnud seksuaalses vahekorras, siis nad nagu... Nad on see kontroll... See on, ma ei tea, see tava, meeste teema. See on nagu vaata, kui sul on nii vaba nagu õhkkond ja see vaba vestlus, siis alati läheb jutt läheb nussimisele. Meestel on alati läheb nussimisele, ma ei tea, kas naistel on sama. Aga mul on siuksed naised alati, kes võtavad nagu üle, vaata, nad on nagu siuksed nagu domineerivad veits või siis, et nad tahavad, et neid domineeritakse või mõlemat. Või et lihtsalt ka rough sex, vaata, mulle meeldib rough sex ja siis ma hakkan tüdrukutega rough sexi tegema ja mul alati millegipärast mul sobivad need tüdrukud, kellel meeldib rough sex, vaata. Ja siis, kui nad võtavad üle, nad ei lase sind ära ka, vaata, mingi istuvad peale sulle, vaata, hoiad kinni sind, vaata, hakkad täiega ise, vaata, nagu tempot tegema, onju. Ja mis sa teed siis? Siis sa ei saa ära ka vaata. Sellepärast mulle meeldivadki lollid naised. Kõige parem on see, kui nad tähestikku ka ei oska. Siis nad ei oska domineerida ennast, koska mitte midagi teha kontrolle. Sa räägid nüüd jälle nendest 12-aastastest? Ei. Ma järsku praegu sain aru, et inimesed, kes on praegu kuulanud siin 20 minti, võib-olla ei ole siiamaani aru saanud, kes te türa olete üldse nagu. Et ma tegelikult tahtsin ammu 20 minti tagasi sisse juhatust teha. See on hea point. Kas ma juba alguses ei maininud, et... Ei, ma tahtsin teha, aga me haksime juba, läksime nagu... Sa ütlesid, et ma olen Andre ja ma ütlesin, mul nime ei ole. Täiesti putsis podcast on teie podcast, teete podcasti, ma olin ka seal külaline. Ja ma kuulasin seda heli pärast, kui ma koju läksin, kui te selle podcasti üles panite, siis ma kuulsin seda ja siis ma olin wow, nagu ilus kvaliteet. Ma tahan veel paremat teha. Ja siin me oleme. Kuidas teile meeldib? Ühesõnaga, sa lihtsalt ütlesid meile praegu, et minu podcast on parem. Minu podcast on parem ja teine asi, sa rottisid meie idee ära. Sa lihtsalt tulid meie juurde, tegid meie saate, siis said nagu, ma tahan ka seda teha. Vaadake, ma punastan praegu. Ma pean tunnistama, et ma pean tunnistama, ma ei kutsunud teid siia selleks, et eputada. Ausalt ka, ma kutsusin teid siia selleks, et teie viewership'i endale saada. Meil see 2 inimest juurde. Every person counts. Ei, tegelikult ma kutsusin teid siia sellepärast, et minu arust on hästi oluline, et Eestis sotsiaalmeedias kõik peaksid koostööd tegema. Kõik peaksid nagu oma vahel vaata tegema. Mitte ainult mina ei taha teie viewer base'i saada, ma tahan, et minu viewer base tuleks teile. See on nagu käsi piseb kätt, vaata. Peksame üksteisele pihku. Jälle läks sinna. Circle jerking at its finest. Sest Eestis on kõik siseringi teema. Eestis on kõik asjad on lihtsalt suur circle jerk. Ma olen sellest aru saanud, et kui sa Eestis tahad midagi läbi ja selle mitte midagi muuta püksid maha ja astu ringi ja lase kellegi endale. Nii et me peame looma oma circle jerki. Me peame looma oma siseringi, mis on sotsiaalmeedia ja kõik need vanurid on ju, kes on filmimaailmas ja telemaailm ja raadio ja kõik. Nad on lasknud olla seal circle jerkid oma ette. Meie oleme uues ajastus. Uued noored värsked. Sotsiaalmeedia. Nad ei jõua järgi, vaata, see on liiga palju. Isegi mina 30 varsti, 29 olen, juuksed kukkusid peast välja, õlad on putsis, põlved on ka, kui ma teen nagu kükke, vaata, siis tunnen vahepeal,
nagu on tunda, vaata. Isegi mina tunnen, et kõik on nagu minust ees sotsiaalmeedias. Mina 2005 aastal alustasin YouTube'iga, kui keegi teine YouTube videos Eestis ei teinud. Ja kui nüüd on kõik teevad, kõik on mingid umbes famous YouTube staarid ja ma olen mingisugune wannabe, mulle öeldi mingi 12 aastal ütles mulle, et ma olen YouTube wannabe YouTuber. No, see ta oli alles pauk oma isa kottides, vaata, kui mina tegin YouTube videosid, ta ei olnud sündinudki veel. Sellepärast nad ei teagi, vaata, et kunagi olid teised inimesed ka, kes tegid. Ja siis ma mõtlesin, et see on kurb ja ma peaks midagi ette võtma ja plaan ongi see, et mina, see vanamees, ma olen teist mingi 9 aastat, 8 aastat vanem, on ju, vana sa oled? Ma olen 23. 23, no siis ei ole, jah, nii palju ka ei ole. Aga no enamus minu siuksed head sõbrad, kes praegu on ka mingi 10 aastat must nooremad, vaata. Noor, nagu young, dumb and full of cum, on ju. Aga mina olen old, dumb and half full of cum. Ma ei tea, igastahes. Väga deep. Mu point oli selles, et ma tahan teha comebacki, C-U-M, back, comebacki ja ma tahan luua siseringi ja ma tahan, et ma tahan ära kasutada seda, ma olen nagu rongist maha jäänud ja nüüd ma üritan nagu, ma olete näinud Mr. Nobody't või? Seda filmi, vaata see nagu see väike poiss, kes jooksis rongil järgi, vaata. Ja siis teed läksid lahku, vaata. Ja siis üks seen on see, kus ta jooksis metsa. Ma olin nagu seal, ma jooksin metsa ära, vaata. Teised läksid rongiga nahku ja siis ma mingi kassid seal metsas, vaata. Ja nüüd ma jooksin metsast välja ja ma üritan rongil järgi nagu jõuda, vaata. Rong peatub ka vahepeal. Ja praegu ma olen siin ja sellepärast ma kutsusingi teid siia, et ma loon omala vaikselt sükest nagu... Eks sa tahad mingit kalti teha? Kalti põhimõtteliselt, jah. Nice. Põhimõtteliselt. Kuidas te alustasite oma podcastiga, mille nimi on täiesti putsis podcast? Täiesti putsis podcast? Me ei pidanud, me kellelegi küll ei olnud minna, kel podcast on või midagi. Meil oli niimoodi, et me olime Andre juures. Tal olid mikker ja asjad olid olemas, me olime nagu pohvid on podcasti. Jah. Ise kuulasite ka mingit podcasti siis või? No mina eelnevalt kuulasin... Mina hakkasin Roganit kõigepealt esimesena kuulama. Ja siis ma hakkasin ka H Street kuulama. Kõik kuulavad H, kõik, kellega ma rääkin, kõik nagu... Sest nad on kuum teema praegu Hollywoodis. Nad on isegi Hollywoodis kuum teema praegu. Nagu kõik, kes keegi on, tahavad praegu LA-s käia H Streetis. Nad läksid Joe Roganist ette ka. Läksid? Jah. Minust küll, nad on top 1 minust. Võib-olla ma eksin, aga ma kuulsin, keegi rääkis. Kuskil podcastis vist räägiti, et H3 on ees. Sest nad saavad hästi palju siukseid korralikke peaaegu A-lister inimesi kogu aeg sisse. H3 on ainuke podcast, mida ma olen nagu kuulnud jälle ma ei taha tegelikult ma ei taha öelda, vaata, mingi nooremate, vaata, et ma olen mingi OG, mingi vana mees, vaata, ma ei ole nii vana ka, aga nagu noorema põlvkonna, on noorem põlvkond, nagu sotsiaalmeedias noorem põlvkond. Kes olid nagu lapsed siis, kui mina tegin nagu videosi või kes üldse ei olnud sündinud. Nad kõik räägivad H3 podcast, vaata. Et ilmselgelt nad on mõjutanud, nagu nad mõjutavad. Jaa, aga mina avastasin, nagu H3 pärineb üldse H3 Productionist. See on nende teine YouTube'i kanal, kus nad hakkasid tegema, nemad põhimõtteliselt leiutasid selle React videod. Aga nemad leiutasid selle? Nagu more or less, nagu nemad populariseerisid ja tegid seda... Nad tegid seda oma podcastis või? Ei, neil on nagu teine eraldi YouTube'i kanal ja selle kogu, nagu algselt selle kanali idee oli see, et nad elasid Iisraelis. Sest ta naine nii Iisraelist. Ja tegelikult esimesed videod on üldse tema naise põhimõtteliselt kooliprojektid. Ja siis nad otsustasid, et nad võiksid edasi teha. Nad tegid mingid skitte. Nad tegid mingid skitte, lihtsalt tegid mingid lollusi asju. Ja siis nad avastasid mingil hetkel, et YouTube'is on hästi palju sitta. Aga nad ei tee nagu sükest mingi casual, kus nagu mingi 2-14 aastast poisikest istuvad arvuti ekraani ette mingi shitaks low production ei saa. Nagu meie. Nagu meie, on. Nad mõtlevad nagu reaalselt mingisuguse React video, mingi sketši. Nad nagu teevad mingi terve nagu mingi skiti. Audio sketši asju. Ma unistasin ka, et tahaks hakata teine jutuvas audio sketši teha, aga Priiduga on ju, üks sõver Priit. Ei, neil on nagu videod. Videod, okei, nad teevad nagu sketši. Video sketši teevad nagu. Ja nagu need põhinevad lihtsalt see, et nad vaatavad mingid videod. Sealt alustasid. Siis see läks üle podcastis. Ja mingi nüüd paar aastat tagasi. No palju, teine aasta vist läheb. Ja alustasin nad podcasti. Sest nüüd on juba miljonäärid ja neil oli sitaks pappi ja siis nad ehitasid päris nagu professionaalse stuudio endale. Miks täiesti putsis podcast, miks süüke nimi?
Miks mitte? Sest et me lihtsalt tahtsime midagi, mis nagu siuke tunne nagu lööks sulle jalaga munni korralikult nagu. Mul öeldi eile Chautser ja need ütlesid, et Teinil jututuba on täis pask nimi ja saada puitsi. Ma ei saatnud, aga mõttes saatsin, et nagu ma ei saa kuulata, mõnel meeldib, mõnel ei meeldi, ma ei saa kuulata, ma pean oma südamele järgi tegema, sest et minu arust see on õige nimi. Mulle lihtsalt meeldib siuke kontroversi. Ja nemad ütlesid ka, et võiks olla mingi clickbait, mingi siuke nimi on ja, aga samas nagu minu arust nagu content loob nime, vaata. Mitte vastupidi nagu. Aga täiesti putsis podcast on hea, või täiesti putsis podcast on hea nimi, seepärast, et kui teie mulle kirjutasite, kui ma teile külaliseks tulin, siis see oli see, miks ma üldse vaatasin, miks see kohe tõmbas see kiri ja see Instagrami leht, mis teil oli ja see logo ja see täiesti putsis vaata, noh, et minusugused vennad vaata, neil on savi on ja, et noh, ei ole nagu mingi siuke nagu sorry, ma ei saa ennast tagasi hoida, noh. See tummu, noh, täis pask, tere. No, sellepärast ka täiesti putsis nimi, vähemalt minu nagu algne. Sorry, Sander, ma tean. Ma arvan, me mõlema nagu algne idee oli see, et nii, me rääksime sellest kõrdi circle jerkimisest, aga mulle ei meeldi see idee. Ma hakkan algusest peale podcast'e selle peale tegema, et me ehitame üles mingi brändi, millele saaksid mingisugused kõrdi ma ettevõtted tulla ja mingi sisse mingi söötama mingit sitta. Mina ka. Ma tahtsin midagi teha sükest, millel minu jaoks ma olen lihtsalt nagu fuck you, I don't care, kas keegi mulle annab promotionid või ei anna, ma lihtsalt tahan fucking istuda maha ja rääkida. Kusjuures suht alguses oli ka vahepeal see probleem, et tekkisid mingid mõtted, et saaks koostööd teha mingite inimestega. No meile pakuti põhimõtteliselt koos nagu mingi, et meid aidatakse turundada. Ma ka ei teinud seda podcasti, et mingi sponsoreid otsida, aga tänast podcasti sponsoreerib kahve, sahne, koored, kohvikoored. Mis on väga hea, sellepärast, et ma hoian neid vaata siin podcastis selleks, noh, tavaline koor läheb halvaks, ma juba proovisin ja siis tuli kahvesahne ja andsid mulle sellised koore siis pakid, koored, väiksed koored, mis ei lähe halvaks ja sellepärast ma neid kasutangi, sellepärast ma saan külalistele pakkuda head kohvi, hea koorega. Mul jätkake. Tegelikult nad sponsoreerimid ma olen siit. Ehk siis oli see probleem, et nimi ei sobinud väga ja et see ei takistuseks. Me korraks mõtlesime seda, et nagu kas muuta nime või mitte, aga ma ütlesin kohe algusest peale, et nagu ma arvan, et me ei muuda nime nagu. Me välisime selle, see on meie nimi, me oleme nii. Minu argument, nagu minu vastuargument, mina kogu aeg arvasin, et ma ei taha seda nime muuta. Aga nagu mu vastuargument iseendales, mulle meeldib iseendaga ka debate'ida, oli see, et nagu sina ütlesid, et content teeb selle asja. Teeb selle ja nagu nime tuntuks. Teeb selle nime tuntuks. Ja mina arvutasin seda, et okei, kui meil on võimalus nagu potentsiaalselt saada rohkem turundust ja rohkem fucking publicity't ja võib-olla rohkem pappi, siis vahet ei ole, mis see nimi meil on nii kaua. Contenti sama teeme. Aga in the end me otsustasime, et fuck it. Nagu lähme lihtsalt oma teed ja teeme oma asja. Aga mulle meeldib siuke, mulle meeldib underdog mentality selline. Mulle meeldib siuke fuck it, ma lihtsalt lähen löön läbi. Samal ajal, kui kõik tahavad nagu istuda nurgas ja teha täpselt nii, nagu kõigile meeldib ja olla nagu mingi, me oleme fucking kõik nagu, sorry, ma ei taha bashida kõiki Eesti YouTubereid ja inimesi vaata. Hakkab magama jääma juba. Mida vitt? Ma lihtsalt vaatasin seda kuivanud tupsu siin laual. Nice. Oi fuck, sorry, et ma ei koristanud. Nice. Sorry, mul ei ole vaata tolmuime, et siis moppi vaata praegu, ma pean nagu ja ma leest ära üles ka korra seda nagu ma just tahtsin küsida, et nagu, kas sa nagu tupsi koristad ainult tolmuime ja mopiga? Ei, ma pole lihtsalt... Sellega seoses, kas kõigil tupsi siin? See on see, vaata, kui Chautser need võib-olla. Vaata, ja kui nad käisid, aga ei, mul ei ole, ma ei tee. Kas ma peaksin pakkuma külalistele tupsu? Sul peaks olema tornid siin niimoodi. Okei, ma olen tähele pannud, kõik teevad tupsu, ma ei ole ise eluses teinud, vaata ma ei ole proovisin. Hui, suitsu ma olen nagu suitsetanud nagu, aga ma ei ole nagu niimoodi kunagi olnud nagu suitsetanud. Ma proovisin tupsu ühe korra kunagi, situsin täis ennast, nagu see oli mingi peol, see oli mingi... Ma saan aru, miks sa ei tee tupsu. See oli pind, keegi andis, võtta tupsu, okei.
ja siis 5 minuti pärast jooksin WC-sse, istusin pool tundi ja sittusin, pasandasin. Ja kusjuures see on täiega mõnus, kui sa see on põhjus, miks ma tupsu teen. Hommikul ärkad üles ja sa jood ühe hea kange kohvi, sööd hommikusöögi, paned tupsi alla, chillid natuke ja siis lähed mõnusalt sitale. See on parim tunne. Aga see oli nagu, mul tekkisid paanikood, nagu see, mul oli nii palju. Ausalt. Mul oli paanikood, ma olin nagu süda peksis, vaata, sittusin ja siis mõtlesin, oh fuck, ma ei saa nagu välja. Türa, mul oli see üleeile öösel. Hui, tupsuga või? Ei, ma ei tea, midagi sõin vist valesti. Türa, ärksin üles, une pealt niimoodi, et türa hakkasin peeru laskma. Siis järsku tunnen, türa perse on kuidagi imelikult niiske, ma nagu tõmbasin tähega rihaselt krampi, jooksin vetsu ja istusin 2 tundi pellikupoti peale ja sittusin vett lihtsalt välja. Aga miks? Ma ei tea, miks, sorry. Kindel, et sa tupsi ei teinud? Ei, ma vist sõin midagi valesti, ma arvan. See oli kodune õunamahl, ma arvan. Kas sa oled seda tähele pandud, et kui te nagu hakkate pihku peksma, istute nagu toolil, et kas teil läheb nagu sitakas märjaks? Jaa, higiseks läheb. Higiseks? Miks? Sitakas läheb higiseks? Higistama hakkab nagu. Ma ei tea, ma ei ole tähele pannud. Ma kogu aeg pean peale pihku peksmist. Vererõhk tõuseb ja perse vahel on kuu. Sul õigust ongi mingi scientist. Vaata, Alo ütles mulle, et ta ei võta vastust, et ta on muutunud mingiks crazy scientistiks, kes istub oma kodus ja teeb mingit teste, vaata. Testin oma persekarvu ja vahet. Istun kodus, testin oma perset peale. Lasen sita vedelaks, lasen uuesti kõvaks, vaatan, mis erinevad vahet on. Ma ei usu, mul tuli sellega meelde praegu see Einari video, kus ta käis linna peal, et millal te viimati sittusite? Diana Klass, mul hea sõbranna, ema sõbranna tuleb ka siia podcasti, ta ütles mulle, et jaa, et ma mäletan, kui ma esimest korda nägin seda videot, millal sa viimati sittusite, see on üks parim video, mis ma kunagi näinud olen. Ja mul tuli sealt see segment sellega meelde, et te niimoodi olete kunagi teinud, et sa nagu situd pool junni välja ja siis sa tõmbad selle tagasi. Edasi tagasi, see ei ole vist võimalik. On ikka? See on võimalik. Teadlane teab. Ma tean küll. Ma tahtsin nagu ennem. Ei tahtnud, mina tahtsin. Mina ei taha midagi. Sa käi putsi seal kuradi lemon party. No mis sa tahtsid, räägi, mis sa tahtsid. Vähemalt mul on tiivad. Ma ei taha midagi enam, sa ei luba. Mina tahtsin öelda, et kui mina peksan, ma ei ole hea kuulaja. Ma ka ei ole. Sest et me oleme mõlemad nagu need podcasti need juhid, vaata. Et kui ma peksan pihku, ma tahtsin lihtsalt lõpuni rääkida, et ma nagu paugutan ära enne paberisse ja siis ma pühin paberi ära ja siis ma pean oma persega ära pühkima, okei. Persega pead ära pühkima, mis persega selle ära? Ei, ma pean oma perse ära pühkima, sest et mu perse hakkab nii palju higistama, mul on tool märg. Kas sa teed seda sama paberiga? Jah, pööran kas teise poole või siis võtan teise paberi. Vahel kogemata pühin ja siis on perse kammine ja see ei tundu väga nagu loomulik, sest et see läheb juba üle piiri. Aga juhtub vahel juhtub. Mis sa tahtsid öelda? Ma ausalt öeldes ei mäleta enam. Mul on notes'id. Kui te vaatate vahepeal, miks ma siia kiikan? No kiika. Ma kiikan korraks, mul on notes'id. Räägime midagi. Kuidas te kohtusite? Seda lugu ma võin väga hea lugu. See on nagu esimene armastus teisest silmapilgust. Seda otsus mõttes. Ja nüüd hold your horses, sest see on väga hea lugu. Põhimõtteliselt meil on ühine sõber, minu endine parim sõber. Ei, tegelikult nad on kõik mu parimad sõbrad. Ühesõnaga Remo, kes on Alo, siis gümnaasiumil aega jumal, minuga siis ühevanuna. Mis jumal? Nagu rebased jumalad. Siis me olime 12. klass, kui Alo tulid kooli 10. klass. Ja nende kooli siis rebaste ristimine ja minu sõber tol ajal juhtis teiste abiturientidega koos kooliraadiot. Ja nad võtsid Alo ja kõik teised siis väiksed väärtid raadiosse. Ja neil oli mingisugune raadiotutvumispidu. Ja kuna mina olin nagu nii hea nagu klemm kõigiga, nende abiturientidega, siis ma käisin kogu aeg kõikide pidudel kohal. Ja Remo kutsus ka, et meil raadiopidu, et tule ka minu juurde. Et tegime mingi sauna ja värki. Ja siis Alo oli seal ja siis ta oli siuke kuradi väike poisiamsiks tuli oma kuradi kaardipakiga sinna. Jugi-Ood või? Ei, kaardid, tavaliselt kaardid. Tegi kaarditrikke. Mul oli mingi mustkunstiperiood. Tegi mingi kaarditrikke kogu aeg. Siis tüüp tegi terve õhtu kaarditrikke, istustigi kaarditrikke, ükskõik kuhu ma läksin, Alo tegi kaarditrikke kogu aeg. Tegid hästi või?
mina ei mäleta. Ja ma mäletan, ma olin köögis, ajasin kellegi juttu, Allo tuli sinna, hakkas jälle mingit trikki tegema ja siis esimesed sõnad ma elus. Ma olen mingi tšau või midagi, ikka ütlesin või tere talle. Põhimõtteliselt ma küsisin, et tahad ma teen trikki sulle. Ja Ala küsis mu käest, ei, Ala ütles, et tahad ma teen trikki sulle. Siis ma vaatasin Allo otsa, ma ütlesin, et tead Allo, tee jah trikki mulle, kuule, kao ära. ja siis Alal lõid silmad suureks särama. See oli esimene vestlus. Ja sellest hakkas sõprus. Sul lõid silmad särama, et I'm in love. Alal on see kompleks, kus ta tahab, et naised domineerivad teda ja keegi teile sitast ütleb kogu aeg. Vaata, siis kui sa ütled talle, et Alo kao ära, siis ta on nagu putsi, ma tahan sind kohe. Ja siis te seksisid? Sellepärast me elasime koos ja ma vihkasin teda. Okei, aga te ei ole seksinud? Ei. Te olete mõlemad heterod? Jaa. Ma arvan küll. Täiesti heterod? Ma ei ole kindel, aga ma arvan. Sa oled siis kapis või? Ei, ma ei ole kapis. Ma näed, et ma ei ole kapis praegu, ma istun podcast. Mul on mõned sõbrad, vaata, kogu aeg mõtlesin, et on heterod. Mul ei ole midagi selle vastu, keppige mida tahate, on ju. Jäneseid. Hirvi, põtru. Ma sõnastan ümber, keppige keda tahate. Põtra, ma tahan põtra keppida. Soomlasi. Keppige keda tahate, kui see inimene tahab ka. Või jah, ärme päris loomadele üle mine, aga mul kadus järg ära praegu, millest me rääksime. Kuidas te tutvusite, armusite ära, mu sõbrad, mõned maju töötab imelikult, vabandust. Mul on sõbrad, kes on nagu lampi järsku nagu, saan teada, et nad mingi imesid, vaata nagu Bobby Lee rääkis, vaata seal Tiger Willi podcastis, et ma imen munni vahel, olen imenud, enam ei ime, aga kunagi imesin paar korda. Nice. Mul oli ka üks sõber, kes niimoodi järsku, ma ütlen nimesin nimetega. Ja, üks teine inimene ütles mulle, et ta imes tema munni. Ja siis ma mingi, okei, I would have sworn, ma oleks vandunud, et ta on 100% hetero, vaata. Et nagu see vend on nagu üks heteromaid inimesi, keda ma tean, vaata. Siis sain järsku teada, et ta mingi imes munni kuskil nagu väga-väga kirglikult. Siis ma nagu, okei. Väga kirglikult. See on nagu spetsiifiliselt väga. Ma ei imestaks absoluutselt, kui üks päev Andre tuleb, et kuule, ma imesin munni. Ei, ma absoluutselt välist, et selle elu jooksul ma veel jõuan võib-olla munni imeda, ma ei tea. See on fine, see on okei. Nagu selles mõttes, minu moto on alati see olnud, et ma ei tea, mis juhtub. Ma tõesti ei tea. Praegu siiamaani ma olen tõesti nautinud ainult naissest isikutega seksuaalvahekordades olemist, aga who the fuck knows, äkki ma hetke väsin ära. Üks päev ma ei tea, ma olen nii paljudest asjadest elus ära, ma ei välista, ma naistest ära ei väsi. Väga aus. Üks päev ärkad üles mõttega, et türa tahaks üttes. Ei, nagu see, minu jaoks see täpselt nagu see, enne kui me lindistama panime, see Bobby Lee efekt. Nagu, ma ei viitsi mängida mingi homofoobi või midagi öelda, ma ei tea. Mis on mingi vihkad homofoobi? Siis kui kuna kõik juhtuvad, siis vähemalt on ma mingi Seineri mingi podcastis, kus 50 inimest kuulasid, on mingi kirjas, et nagu Andre ütles, et vähemalt imeb munni kunagi, nagu keegi peab imemata varjus. Praegu on mingi üks kuule, kes on nagu yes. Üks päev ärkad üles. Keegi saab kirja mulle, kuule, ma võiks küll vastu munni. Saame kokku. Kirjeldage mulle, kujutage ette, et ma ei tea, mis asi on podcast. Kirjeldage mulle, mis asi on podcast. Mõni inimene, näiteks mingid sõbrad, kellele ma öelnud, et ma hakkan podcast tegema, need on mingi, mis asja sa ütled kogu aeg? See broadcast või mis asi? Broadcast või? Sa ütled valesti, broadcast. Sest podcast on Eesti maastikul tõesti tundmatu asi. Kui tead, et ma ei tea mitte midagi, mis asi see on? Kirjelda mulle, mis asi on podcast? Ma ütleks, et nagu kõige lihtsam asi podcasti, see podcast on järele kuulatav raadiosaade. Nagu see on nagu, mis on podcasti appeal, siis ta on audioformaadis saade, täpselt nagu iga teine tavaline raadiosaade. Mingi jutu mis siis, kui ta on laivis, läheb tiibiks ära? Ja nagu tavaliselt podcastid ongi laivis ja sellepärast ongi, ta on nagu raadiosaade, ainult ta on järele kuulatav. Erinevalt teistest raadiosaadetest. Podcast on järele kuulatav saade. Jaa, sest on internetis. See on essentially podcasti idee, nagu puhttehniliselt nagu podcasti idee. Ehk siis asi, kus inimesed saavad kokku ja räägivad. Nagu jutusaade. Inimesed saavad kokku ja räägivad, jutusaade, jah? Nagu raadio. Lihtsalt... See on nagu terve aeg, kui seda podcasti tehes mõtlesid, türa, mis asi see podcast? Mis nagu podcasti nagu tegemise või siukse keeruliseks tähendab. Ma arvan, et see on puhtalt idee sellest, mida me arvame, mis on jutusaade.
või mis on saade üldse. Mida meil on söödetud. Mida meil on sisse söödetud, mida me oleme vähemalt eriti nagu Eesti kultuuris. Me oleme nii harjunud sellega, et kõik, mis on produktsioon ja kõik, mis on looming, toimub kuskil telekas ja raadios. Me ei ole sellega harjunud, et ja see on puhtalt seotud tehnoloogia arenguga. 20-30 aastat tagasi mina ja sina ei saanud minna kuradi Amazon.com ja osta endale kuradi stuudiomikrid lihtsalt nagu niimoodi ja kogu asja püsti panna ja hakata oma kodus tegema ükskõik kus vaata. Ja lihtsalt see arusaamine, et iga inimene tänavalt võib otsustada täna, et ta teeb endale jutusaate, fucking otsib endale platvormi, maksab selle eest veits pappi ja siis hakkab kuradi streamima mingi 100 tunde jutusaadet üles, on Eesti rahva jaoks nii ebareaalne. Sest et me oleme harjunud, et sa either pead kuhugi mingi näitekooli minema või mingi raadioinimeseks saama. Ja siis mingi saama kuskilt endale mingisuguse saate ja siis sa oled keegi vaata. See suletud ring. Aga miks sa lihtsalt ise ei või teha? Miks sa ei või enda mees olla ja see on ainus põhjus, miks tegelikult ma ei ole mingi suur, nagu ma olen vaadanud hästi palju YouTube'i elus, aga ma ei ole nagu mingi sellist laia YouTube'i maastikku nii palju kunagi nagu austanud, et iga YouTube'il on täiega äge, aga ma olen alati austanud seda, et igaüks võib teha seda. Nagu igaüks, kes tahab show'd endale. Vanasti oli enamus nagu siis, kui YouTube algas, see oli siuke rämetalt amatöörilik fucking shit, aga täna vaatad YouTube'i fucking saateid. Nagu, sa vaatad neid saateid, sa oled nagu türa mingi 5-meheline crew teeb kuradi paremat produktsiooni kui mingi Eesti televisioon. Tummu. Jõhker. Hea kvaliteet, aga sitt content. Ma lihtsalt aus. Tummu. Sorry, ma siin enne vabandan, aga Sander Valge, ma tunnen ühte seda, kes hakkas tegema. Ma mäletan, ta saatis mulle pildi, kui ta hakkas Tummu stuudiot tegema. Tummu on üks uus YouTube'i saade on ja neil on mingi räme tehnoloogia seal, nagu kaamera vahetused, asjad, switchid on ja põhimõtteliselt ongi nagu, Eesti televisioon on parem kvaliteediga natuke, aga ta on põhimõtteliselt sama nagu kvaliteet. Ja neil on nagu mingi täiesti legit stuudio, tasemel stuudio ja siis nad teevad YouTube'is lihtsalt saadet, me kahekesi seal, Sander Valge on üks mu tuttav, ta tegi kunagi sükest sarja nagu Reaalsus, siis ma tegin paroodia Reaalsus kammib ja me kunagi nagu käisime läbi, enam me pole ammu läbi käinud, see tüüp on sitaks kõva, ta on sitaks tegus, vaata. Lihtsalt see Tummu, ta ei ole nagu minu maitse, seepärast, et nad on hästi viisakad ja hoiavad nagu ennast tagasi. Mul ei ole Sandri vastu midagi. Mul ei ole nende vastu midagi, nagu kui te vaatate seda, mul ei ole teie vastu midagi, aga see content on minu jaoks pask, sorry, ma olen aus lihtsalt, ma ei saa tagasi hoida, ma ei taha tagasi hoida. Sellepärast, et te nagu söondate ja olete nagu siuksed, vaata nagu hästi viisakas sükene virke kraps. Ma vihkan seda. Ma vihkan seda kõige rohkem, aga muidu teie kvaliteet, saate kvaliteet on fucking lit, vaata. See on nagu, teil on kõige parem kvaliteet üldse, teil on nagu televisiooni kvaliteet. Ma arvan, et ma tahtsingi tagasi tulla sinna, selle vaata mainisid, et eestlased ei ole harjunud on ja nüüd kogu see sotsiaalmeedia nagu võtab nagu, ma tunnen, et see võtab üle vaikselt. Ei, see nagu nii ja nagu, ma arvan Eestis, me näeme Eestis seda efekti aeglasemalt, sest et Eesti rahvus on lihtsalt väiksem rahvus, aga näiteks kui sa vaatad mida iganes, vaatad USA on lihtsalt kõige parem näide maailmast, on kõige suurem riik. Sa näed seda, USA on nagu fucking ilma asjata ei ole Conan, Jimmy Kimmel, mis need kõik Tonight Show'd, mis vähegi olemas on, nad on kõik tegid YouTube'i kanalid endale. Sa ei saa mitte ilma asjata, sest nad fucking teenivad nende YouTube'i klippide pealt rohkem pappi, kui nad teenivad televisioonis nagu. Tegelikult ma võin eksida. Ma ei eksi. Ma ei usu, aga ma arvan, et nad teenivad päris palju mingi miljoneid viue mingi ühe päris palju lisa teenivad. Ja see on sama, ja sellel samal põhjusel nad kõik on YouTube'is, sest see on nii palju more accessible, kui on fucking televisioon. Ma ei taha näha igat mingit segmenti mingist tänast Tonight Show'st tegema, äkki mingi huvitav külaline, kellel oli mingi huvitav segment, ma tahan mingi 5 minutit kuulata. Mul on palju efektiivsem minna nende YouTube'i kanalile kuulata seda. Ja kõik see, kui rohkem tõhusam ja efektiivsem on interneti nagu meedia üldse, lihtsalt teeb sellest nii palju parema platvormi. Nii kätte saadav, vaata. Kõigile ja nii kiire. Ja sotsiaalmeediaga samamoodi, see on nii kätte saadav. Ja ma tean nagu, kuigi mulle ka nagu ettevõtlikud inimesed, mulle meeldib nagu ettevõtlik inimesi kuulata. Ja siis Gary Vee on üks inimene, keda ma hästi palju kuulanud olen enam mitte nii väga, aga tema räägib, tema üks nagu põhilisi pointe on see, et sul on telefon taskus. Sul on kuradi see on igal ühel praegu. Tere maailma see taskus. Ja tema kirjeldab telefoni nagu telekas. See telefon on meie aasta telekas. Tol hetkel, kui raadio
kunagi, sest me isegi nagu ei mõtle sellele ajastule, et kunagi raadio oli kõige nagu mõjuvõimsam meedium. Ja see hetkel tuli televisioon ja kõik avastasid, et fuck, pilt on ka võimalik asja juurde panna. Raadio oli täiesti relevant. Ja samamoodi täna Video killed the radio. Inimesed usuvad, et telefon on see, mis killib televisiooni ära. Sest sa on nagu, tahaks midagi vaadata, okei, ma teen oma ekraani lahti, okei, mul on YouTube jääb 2 sekundiga lahti, ma hakkan videot vaatama. Ma ei pea telekat tööle panema, ma ei pea mingi otsima kanaleid, ma ei pea reklaame vaatama, no okei, nüüd YouTube käsib reklaame vaadata. See on üks asi, mida sa näed. Nagu sa näed, kui sa tahad mingisugust tõestust sellele, et internetimeedia on legit täna, nagu sõna otsa mõttes legit, siis YouTube võttis 6 aega tagasi vastu otsuse, et skippable reklaamid kaovad ära. See tähendab seda, et me näeme praegu täielikku transitionit sellest, et YouTube'ist saab täiesti mainstream fucking meedia kanal. Me läks nagu tagasi vaata nagu. Step back on see tegelikult ju. Ma millegipärast, mul on selline tunne, et varsti tuleb mingi uus platvorm nagu, seepärast inimesed ei kannata seda. Muidugi tuleb kindlasti, alati tuleb uus platvorm, aga lihtsalt sa vaata seda sellest perspektiiv. Meie perspektiiv on see, meie oleme jorsid, kes tahavad midagi teha oma asja. Ega teiste vanemad inimeste perspektiiv, mine tööle vaata. Ei, mitte see. Aga see on seotud sellega, mine tööle. Ma räägin ettevõtjatest praegu. Ma räägin ettevõtjatest. Sorry, mees, räägi. Eks te olete tulnud täiesti vutsis podcast. Ma lõpetan selle pika jutu, selle kiire pointiga ongi see, et kui sa vaatad ettevõtjate perspektiivist, YouTube ei ole mitte kunagi kasumit teeninud. Nagu mitte kunagi minu arust ei ole YouTube kasumit teeninud. Ja mida paaniliselt Google üritab teha ühel hetkel on see, et sellest peab ühe hetkel profitable äri saama. Et sellest profitable äri saab, me peame kõik reklaami fucking inimesed siia sisse tooma, peame siia rohkem reklaame müüma, peame siia kanali, sellepärast on praegu see YouTube'is mingi fucking family friendly content ja kõik nagu, nad ehitavad platvormi, mille raha teenida. Ehitavad selle televisiooni platvormi uuesti üles. Aga raha teenimisplatvormi probleem ongi see, et see ei soodusta originaalsust, see ei soodusta fucking huvitava contenti tootmist, see soodustab ainult seda, mis läheb kõige enamale peale. See on uuesti jälle television all over again. Television all over again. Ja siis inimesed leiavad mingi muu platvormi, kus on vabad. Instagram on next big thing, ma olen pretty sure, ma olen 100% sure. Instagram on next big thing, Instagram TV, kõik asjad, I think. Attention span'i pärast ka vaata. Attention span'i pärast, I think kõik, kes me praegu oleme nagu, ja see on meie ma nagu süüdistan ise ennast ka selles, siis mina olen nagu, tegelikult Alo ei pea üldse süüdistama selles, mis meiega praegu, mina olen luubist väljas, Alo on õigus, ma olen crazy scientist, ma olen toas kinni jäänud, tegelenud oma asjadega. Aga tegelikult me peaksime tegema Insta TV-d ja me peaksime tegema Instagrami. Me peaksime tegema saateid. Ja me peaks saateid tegema. See on, aga nagu sotsiaalmeedia poolelt nagu absoluutselt ma olen Insta next big thing. Ma arvan, et kõik tuleb ära kasutada, vaata, et YouTube'is lähed, siis ütleme podcast on ju nii, mis sa teed podcasti, paned YouTube üles ka on ja mitu tundi, aga Instagrami paned näiteks mingisuguseid kõige huvitamaid lühiklippe mingites podcasti. Seda tehaksegi. YouTuberid teevad seda praegu. Niimoodi, YouTuberid teevad nagu... Kasutad nagu kõiki platvorme ära, vaata. Ma tahtsin ennem nagu küsida teilt, et oota, ma tahan nagu hästi aus olla, ma tahan olla mina ise vaata, ma ei tea üldse midagi tagasi hoida, aga vahel nagu mu mõtted on nagu inimesed siis sobi, vaata. Ma ei saa nagu tissida, näiteks ma ütlesin, et Tummu on pask on ja ma kahetsen, ma seda ütlesin, sellepärast, et ma ei taha, et ma olen nagu out there nagu seal väljas, et see on juba praegu, kui te praegu seda vaatate ja kuulete, see on juba väljas. Ja ma ei viitsi seda ma ei taha, ma tahan teha oma podcasti nii, et ma ei monteeri. Ei, aga see on kõikide podcastide. See minus kõikide heade podcastide ja ma nad ei monteeri mitte kuna. Ja ma tahtsingi selle juurde tullagi, et rääkides sellest, siis vaata, miks vaata, ma nagu ütlen, et Tummu on nii-öelda pask on sellepärast või selle sarnased. Sa rõhutad seda kogu aeg. Või selle sarnased saated on sellepärast, et nad on skriptitud. Ilmselge, kui sa vaatad seda, siis nad on stsenaariumi kirjutanud ja nad on selle pähe õppinud ja siis nad nagu, nad on nagu karakterid, kellel on dialoogid ja siis niimoodi põrgatavad dialoogi üksteise vahel ja isegi nende naljad, see oleks nagu, võib-olla isegi keegi teine kirjutab neid, ma ei tea, sest et mingi, mida ta mõtleb, mis sa arvad, Alo, kui ma järsku siis sa ütled vastu midagi. Millal see content töötab või? Siis kui sul on head näitlejad. Jaa, või head koomikud. Kui head koomikud. Jaa, nagu Jimmy Kimmel ja need, vaata, on head koomikud. Jaa, Conan, vaata. Kui sul on head koomikud, siis scripted content töötab.
aga nad ei ole, Sander ei ole vaata näitleja, seda teist venda ma ei tea, aga sellepärast ma arvan, sa näed hästi palju, miks kõik kuulsad podcastid üldse on stand-up comedianid. Sest et spittimine ja selline eksprompt nagu mingi bravuurikate asjade tegemine ja see on nagu väga palju nagu stand-up comedy'ga seotud. Ongi, sa oled laval, see on aus. Missugused külalised teil on? Kes teil külalised on tavaliselt? Sellest võib ala rääkida. Ma pole mitte midagi rääkinud, räägi nüüd. Meil ei ole nagu seda, et me kindlalt võtame mingi selliseid või sellised inimesi. Me lihtsalt võtame seda, kes tahab tulla, sõpru, tuttavaid, kirjutame suvalistele inimestele, nagu näiteks nagu sulle, nagu näiteks sulle kirjutasime lambist, et joo, kuule, tule podcasti, teine päev velistan sõbrale, et kuule, meil on vaja osa teha, et tuleb rääkima midagi, ma ei tea. Kas te julgeksite kirjutada mingi Ott Sepale? Vabalt. Olete kirjutanud või? Ei ole. Kirjutate või? Vabalt. Millal? Me võime sellest rääkida seda, et ma tahan teada, millal ma tean, millal mina kutsun. Mis viimase aja nagu saadete tegemise problemaatiska see, et mina tulin Tallinnasse ja Alo on Pärnus hetkel veel. Ja nüüd oktoobrikuu lõpuks Alo kolib ka Tallinnasse ära. Ja siis me teeme nagu aktiivsemalt edasi asju. Mitu osa teil muidu praegu nagu 25. Ja kui tihti nagu? No kui nüüd tavalise kava juurde tagasi minna, siis 2 korda nädalas. Aga praegu on viimase 6 jooksul olnud 1 saade vist. Okei. Ma üritan, mu idee oleks 3 korda nädalas, oleks ideaalne. Aga ma vaatan nagu, kuidas kusses iseenda kaitseks mul ei ole midagi iseennast kaitsta. Ma mingi lambist räägime Alo. Tüüp võttis särgi lahti. Andre võttis särgi lahti, et särk on täiesti. Ei, las sulle. Räägime meie podcasti asjadest. Ja nagu meie podcasti olukorrast ja asjadest, siis ma vaatasin esimesi Joe Rogani podcast'e lambist, siis ma otsisin Bobby Lead. Ja ma leidsin mingi esimese Joe Rogani podcast'i. Siis ma olin nagu, mükka pask see oli nagu. Mükka pask see oli. Võrreldes sellega, mis te praegu teed. Tüüp on nagu maailma kõige suurem podcast praegu. Ja nagu saad aru, see oli mingi Rogani kodust mingid istusid seal. Kaamera ängelid olid siuksed, et ma peaks ropsi kohe, kui ma mingi ekraani. Ma vaatasin juba siis seda ja ma mäletan aastaid tagasi, ma nagu, sitaks lahe asi, vaata. Vaata, me harjume ära, vaata, kvaliteediga nagu. Jaa, aga seda ma kusjuures Alole ütlesin ka. Näiteks Tiger Belly on. Jumal, sitt fucking kvaliteet on. Aga, ja siis ma avastasingi seda. Podcasti puhul on sitt video kvaliteet andestatav. Sest et podcasti idee on audio ja vestlus rohkem. See on suht vahet ei ole, mis asja sa teed. Kui sulle, kui sul on audio hea ja sa saad aru asjadest, millest räägitakse, mis toimub, siis video on alati andestatav. Sest et heli jõuab ajuni kiiremini. Sest et kui sa vaatad videot, mille helist sa mitte munnigi aru ei saa, siis see on cancer, sul ei meeldi see, vaata, aga filmiga täpselt sama asi. Filmimaailmas öeldakse, et 70% filmist on heli. Inimesed on iPhone'idega ka, mingi telefonid filmid. Sellepärast ma ei kannata, kui keegi käsib mul filmi vaiksemaks panna. Ma olen üks inimene, kes peab vaatama filmi niimoodi, et ma olen teleks põhja pannud. Isegi 3. korruselt naaber kuuleb seda. Täpselt sama, ma ei kannata mingid, mõned inimesed kuulavad nagu täpselt sükse volüümi peale, et vaevu kuulad. See on nii närvidel, ma nagu really, what the fuck nagu. Aga mu point oli see, et kui ma vaatasin neid vanu podcast'e, siis neil oli täpselt sama asi, nad ei tea, mida saated välja tulevad. Siis nad ei teinud nagu nii tõsiselt seda ja nad olid nagu, kui said külalisi, siis said külalisi, kui saad külalisi vaata. Et nagu praegune nagu mingi 6-aastane, mingi 1,5-kuune periood, nagu see on okei nagu. Nagu ükskõik nagu, mis me teeme, kuidas me teeme. Ja nagu see on okei. Hans kirjutab mulle iga nädal, et türa, kus saated on. Et nagu nii teeme edasi. Nii kaua kui mind on, me mõtlesime, et sa surid ära täna. Ma ei tea. Ma olen nagu said 2 tundi. Kui nagu täiesti aus olla, siis ma olen surnud olnud. Sa jäid 2 tundi hiljaks, mees. Ja ma tõmban 2 tundi, ma ei ole kunagi elus nii palju hiljaks jäänud. Alo oli kohe virke kraps, sööndas tulla. Ma oleks ka sööndanud, mul telefon oli väljas ja ma just magasin.
ja ma vabandan, minu süü. Ma tegelikult üldse ei juht, me saame ma olen õnnelik, et sa tulid, seepärast kui sa ma olen nagu, ma olen siuke vend, ma ei solva absoluutselt, ma olen nii fucking õnnelik, et sa tulid, sest et nüüd me saime episoodi. See oleks veel hullem olnud, kui sa ei ole, vaata mõned inimesed süksed, et nad jäävad hullult hiljaks, nad ei julge, nad paned ennast nagu, peidad ennast kuskil mul ei ole mingit enesehinnangut, mul on pohhu. Ma olen olnud niimoodi, isegi minul on nii, et ma olen mingi 2 tundi, mingi magan sisse, vaata, inimesed üritavad mind kätte, siis ma mingi panen kõik mute'i peale, mingi istun kuskil nurgas toas, vaata, panen tuled kustu. Ei no selles suhtes ma räägin, tegelikult ei tohiks hullu olla, et me hiljaks jäime, sest kui sa meil saates käisid pool päeva ei vastanud meile. Hui oli või? Vaata, ma ei mäletagi. See oli see, vaata, et me tulime asjadega. Mul ei ole õigustki. Tulime asjadega Tallinnasse. Mul oli see meelest väikust sellest. Ja siis me kirjutasime Instagramis sulle. Ja sa ei vastad meile pool päeva, siis lõpuks öeldi, oh shit, ma ei käi väga Instagramis. Sellepärast oligi, sest ma vanasti ei lugenud Instagramis message'id, aga kui ma hakkasin naisse piima Instagramis, siis ma nägin teie kirja. Kus see naljaks asi, ma peaaegu võib-olla Alo on ainuki, üks Alo mingi paar inimest võib-olla need ainukesed inimesed, kes on järg mingi 3 inimest on äkki, kellega ma üldse veel Facebookis räägin. Peaaegu ma enamus vestlused toimuvad nagu isegi nagu ükskõik kellega. Mingi toimuvad Instas. Kas sa arvad, Facebook loeb meie sõnumid pealt? Mul on jumala pohhui. Aga usud, et see on jaa, raudselt loeb. Keegi rääkis mulle, et Facebook, mind blokiti ära Facebook Facebookist. sai ju mingi jõhkra mingi kuradi ma kohtu case'i kaela. Sest et tüüpidele häkiti sisse ja ma ei mäleta, kui palju 200 miljonit kontot mingi kõradi saadi kätte. Wow. Mind blokiti ära 30 päevaks on ja põhjus oli see, et ma 2017 aastal postitasin Kiilakas Pederast on laivis twitch.tv/Einar Kuusk ja siis sain blokki praegu aastaga hiljem 30 päevaks, sest ma sõimasin iseennast Kiilakas Pederast. Rääkides sotsiaalmeedia reklaamist, me ei saa Facebookis reklaami teha. Facebook ei luba mul reklaami teha. Miks? Sest et mu podcasti on täiesti putsi podcast. Facebook annab soovitust, et tehke endale see paid promotion, vaata. Ja me saime tasuta, me saime krediiti. Facebook andis krediiti, ütles, tehke reklaami endale, vaata. Aga siis ei luba meil teha. Tegin reklaami valmis ja panin nagu fucking ülehindamise. Sorry, bro. Tuli järgmine siis, söögi sitte. Sorry, bro. Et ma ei saagi, ja ma üritasin kusjuures nime ära vahetada, ma ütlesin, panen siis podcasti. Siis tuli error, sorry bro. Tüübid ei vastanud mulle kunagi nagu, ma nagu andsin nagu taotluse sisse, paneme siis täiesti podcast, kõredi ma Facebooki on ja tüübid lihtsalt ei vahetanud meie nime kunagi ära. Kusjuures see täiesti P-podcast on see, kui ma kirjutan näiteks mingi meeltuletus endale, et täna on täiesti putsi, siis ma kirjutan alati täiesti P-podcast, ma ei viitsi seda tervet nagu lõpuni. Täna alati, kui pane kogu aeg kirja, mitu korda sa saates käid, et saates käid, kogu aeg panen kirja endale, et P-podcast on jälle tulemas. Ei, kui ma küll notes'e kirjutasin, ma kirjutasin igast erinevates kohtades. Kusjuures ma avastasin, et nüüd augustis on tekkinud uus podcast Eestis nimega Täiesti Pekkis podcast. Tegelikult? Nad teavad teist midagi või? Ma ei tea. Nad on see Virk Krapp sõondavad, vaata, teha järgi. Nad on censored version. Need, kes ei ropenda. Need, kes ei ropenda. Jaa, aga ma kuulen, aga kui Alo saatis mulle selle kuradi, tšeki seda ja siis ma vaatasin, et ma ütlesin, kõlab päris sitasti. Täiesti pekkis. Kaevake kohtusse tere. Kaevake kohtusse, mul pole trademarki. Mingi 12-aastased vaata, teevad kuskil kodus. Täiega pekkis. Lööd ukse maha, vaata. Vabandan väljendab, mingi eit oli kuskil pildi peal ja mingi kutt, ma ei tea. Kindlasti ta ole eit, kindlasti ta väga meeldib. Ma nägin mingit reklaamipilti, Alo saatis mulle. Oota, Täiesti Pekkis podcasti logoks on mingi eit. Ei, logo on mingi suu, kus suu sees on nii-öelda see... Vitt. Pekkis. Vitt. Oota, ma vaatan, kas ma kuulsin valesti või? Vaatan, kas ma leian üles selle või siis kui sa viitsid ise võtta kõredi sinna teleka peale Instagramist lahti. Aga jaa. Ma tegelikult täiega vabandan, et ma nii palju rääkinud olen. Ei, miks? Ei, nagu ma ei tea, nagu ma tunnen, mul on siuke kompleks, mul on kompleks, nagu kui ma Alaga saadet tegema. Et tegelikult ma ei taha nii palju rääkida. Nagu selles mõttes, nagu ma tunnen ennast süüdi seejuures, ma peaksin oskama ennast nii palju kontrollida, ma peaksin nagu balansseerima veid ja laskma nagu alla rohkem rääkida. Aga mul on selline classic case of fucking lobapidamatus sündroom. Sa oled professionaal.
professionaalne sitaaja lihtsalt. Täitsa pekkis podcast ongi olemas. Täiesti pekkis podcast. Jaa, aga see on siuke, sorry, nagu ja ma jälle... See on varastamine tegelikult. Ei, mis varastamine? Ma ei usu, et see mingi, et see mis me paneme nimeks? Ma ei usu, et nad pidid kuskil... Ma ei tea. Ei seda küll, aga nagu minu nagu teema see on, ma vihkan sükest contenti. Vaata, tead, mida ma vihkan kõige rohkem või? Veebilehti, mis näevad välja nagu kõige nagu, me peame veebilehe teema, teeme mingi võimalikult professionaalse ja laheda lehe ees content on mingi hunnik sitta. Võta see meist lahti, vaata, mis seal kirjas on. Nii, meist. Tere, kas selles podcastis saabki mingi teiste podcastide roastimine või? Kusjuures ma pean meelde tuletama inimestel, ma pole ühtegi osa kuulan, nii et ma ei tea. Vabandust, sa räägid persest välja reaalselt, sa pole kuulanud mida ühtegi osa. See mugle... Ma ei tea. Ma arvan, et nad arvavad meie podcastist täpselt sama. Ei, aga nagu... Vaata, no City Flash on... Jaa, aga vaata, see on ikkagi City nagu... City Flashi poolt on juba stuudio, nii et see kõlab juba halvasti. Jaa, aga vaata... See on vandenu, see on valitsus infiltreerib sotsiaalmeedia. Neil on isegi meikija. Mida vittu? See mul vaata sükke asi, mulle ei meeldi korporatiivne fucking asi, mulle meeldib sükke grindi, mingi vend kutsub mind lambisesse mingisse kuskile kontorijoonesse stuudiosse, pani ise püsti, ma olen nagu vägev. Kuredi vetsu minnes on sükke koridor, nagu sa saaks nuga kohe. See on õige podcasti tunne. The Shining. Mulle ei meeldi sükke, mulle tehakse kõik ette taha ära, ma ise ei pea mõtlema mingi, no tegelikult mulle meeldiks küll nagu. Ise mõelda või? Üks asi, mida ma tahaksin podcasti juurde on see tehnik. On tehnikud. Ja ma ka siia laua taha. Produusserid laua taha, kes tegeleb heli ja asjadega. Ja, et ma ei peaks kogu aeg vaatama, ma kogu aeg vaatan siin kiikan niimoodi. Ma ei kasuta seda sõna enam kiikama. Ma vaatan siia kogu aeg. Palju maksad? Teile või? Mulle. Sa said kohvi, tere. Ei, ta mõtles produusseriks. Ma tulen produusseriks. Kui tuleksid või? Davai, räägime sellest hiljem. Mingi prossa näiteks. Davai, räägime pärast. Jaa, see on sitaks hea idee tegelikult. See on nagu, mul tuleb meelde, vaata Tiger Belli podcastis, nad just rääkisid, kuidas... Vaata, Michael Rosenbaumi teate? Jaa, ma vaatasin selle podcasti ära. Tema podcast on mu üks lemmikud, Inside of You with Michael Rosenbaum. Rosenbaumi, ma tahan vaadata seda lähiajal. Ja, kuulas, ta enam videona ei tee, ta ainult helina. Aga tema rääkis ka, et tema tehnik, tema produtsent oli ka, et ta vist, ma ei mäleta täpselt, aga mingid pakkusid nagu Tiger Bellile, Bobby Lee'le, aga Bobby Lee võttis mingi teise venna ja siis see vend ei läinud Bobby Lee'le, siis see vend, see produtsent, see sama produtsent läks ühte teise hästi kuulsasse podcasti, kus on ühed näitlejad, üks Hollywoodi näitleja teeb ja siis tal käivad ka nagu, A-listerid käivad seal podcastis ja nüüd see vend on nagu kahes podcastis nagu see produtsent ja kuna ta ütle, nagu see Bobby Lee ütles talle ära põhimõtteliselt, siis ta nagu kahetseb vaata, sest et nüüd see vend on nagu mingi nagu apsee kõrge kuskil, vaata, käib mitme podcasti vahel, see on sitaks hea idee. Ma räägin, see ongi see koostöö, sellepärast ma teid kutsusingi, et me oleme homid, me saame nagu, me loome oma mafia. Väga alustame Eesti maastiku edgy kultuuri. Kuhu te oma podcastiga liigute, mis on teie tulevikuplaanid? Türa seda teab. Siuke asi tuleb näiteks, et meil on, võta lahti siukene lehekülg nagu 106 see on nagu see, pull that up Pull that up Alo peaks ausalt öeldes meie marketing tüübiks hakkama nagu full time. Kes teil seda disaini teeb, neid logosid asju? Ise teeme. No mina... Kahekesi, et kuna mina nagu oskan Illustratorit väga hästi, siis mina teen nagu kõik need elemendid valmis ja siis ala põhimõtteliselt on nagu elus rohkem Photoshopi teinud, seal on nagu seda nagu kontsepti nagu paremini kokku panna ja siis Alo lihtsalt paneb elemendid kokku pildi peal. Okei. Ja... Aga mis te ühesõnaga, te ühtegi Eesti podcasti ei kuula? Ei, mul on pohhu. Täiesti pohhu mul ka. Ma vahepeal veits olen tussisööid kuulanud. Vaata see on see minu probleem. Esiteks, miks ma ei saa olla selles Eesti nagu sotsiaalmeedia circle jerk'is üldse sees nagu. Ma ei tea mitte munnigi sellest. Nagu inimesed räägivad mulle reaalselt nagu mingitest asjadest mingi... For fuck's sake, unustan nagu sotsiaalmeedia, Ala räägib mulle Eesti muusikast. Ma ei tea mitte ühtegi Eesti muusikut. Mitte ühtegi nagu. Nii. Pullis ja nappi. Keri allapoole. Ma ei tea, kas siin kohe esilehel on. Või siis võtta partners... Tassid, me oleme tassi lehel. Võtta partners merch. Okei.
miks sa mind siia suunasid? Sest et meil tulevad nüüd tassid. Oi, täiesti putsid podcasti veel tassid. Jah, me peaks vasti promokoodid. Meil tuleb varsti nüüd promokood, et saab, ma ei mäletaks, 10 euriga saab tassi, praegu on 15 euri. Wow. Kas see 106 maagas on Eesti firma või? Ja see on üks mu tuttav. Tegelikult, kas me saame collaborate ida, kas ma saan ka palun partneriks? Räägime jälle hiljem siis neid asju. Räägime miljonist asjadest. Maffia, väiksed kohvi, teeksid äriplaanid, tahad veel seda kohvi? Ma küll tahaks kohvi. Tegelikult, ma ei tea. Teeme pausi. Või siis teeme podcasti lõpuni, seepärast, et meil on ainult umbes 20 minti veel aega. Tavai. Teeme podcasti lõpuni, jah. Siis teeme lõpuni. Sest et teeti 2 tundi hiljaks, aga mul ei ole õigust seda korrutada ja mul ei ole õigust vihastada sellepärast. Ei, aga ütle ainult üks asi, kas sa kutsud meid tagasi või? Loomulikult. No siis on kõik hästi. Siis kui mitte keegi teine ei tule. Ma jäin ise hiljaks, sest ma tulen nagu türa sa tagasi kutsud mind. Ei, nagu me teeme 12 tundi podcasti maratoni. Teeme joint saate täiesti putsis Einari saade korraga. Siis peab olema rohkem, siis peab olema... Teeme mingi striim saate. Ma tahan hakata laivis tegema nagu nii podcast. Ma tahan ka laivis, aga mul ei ole tehnikatega oskus. Palju mis tahad? Ma räägin, mul on vaja produtsenti. Sul on õigus see kohta, ma olen lihtsalt nagu see, kes istub maha ja jääb sitta jumala palju. Aga sul on Alois on produtsent? Alo on mul olemas, jah. Ja, aga mul on saates ka. Aga kuidas, kas sa saaksid minu produtsent olla ja siis tema produtsent olla ja siis samal ajal saates olla või? Kas saaksid seda kõike teha, kas saaksid olla 2 podcasti produtsent pluss veel olla saates? Jah. Kui sul makstakse? Vabalt. Kui sulle antakse protsenti? Vabalt. Sa suudaksid? Kõik. Sul on produtsent olemas? Nagu Roganis Jamie, on vist Jamie või? Jaa, Jamie, jah. Jamie pull that up. Ja ta on ka suht aktiivselt saates ja suudab nagu teha. No H3 on ka nüüd see kõredi produtsent räägib kogu aeg. Mis me nüüd kuhu me jõudsime? Ma tahtsin näha, kui pikk see vaikus on. Et kui pikka vaikus saab podcastist teha enne kui awkward. Rohkem meil nagu otseselt ei ole mingit tulevikuplaane, me lihtsalt tahame rohkem ja suuremaid külalisi saada ja sõpru kutsuda rohkem. No on teha pulli lihtsalt. Igast küsimusi on. Rääkige oma lapsepõlvest. Andre, alusta. Kuidas sa üles kasvasid, kelleks sa saada tahtsid? Ütleme seda 10-aastane. Kuidas sind hüüti üldse? Sul oli mingi hüüdnimi või? Annu, jah. Nii, väike Annu. Ei, Andu öelda. Väike Andu, pane silmad kinni, sa oled väike Andu. Ei, mul ei pea silmad kinni panema, nagu mul ei ole kunagi mitte, vaata, üks põhjus, miks ma teen selliseid asju nagu podcast ja siis ma mingi teen enda ette illustratsioone ja mingi disainivärke, vaata. Et sellest ajast saadik, nii kaua, kui ma mäletan, miinus see, ma ütlesin kunagi 5. kas ma tahan mingi jurist olla või midagi. Austades ma mingi lihtsalt situsin mingi asja mingi suust välja, keegi kuulaks nagu mind. Või selles mõttes, keegi küsis mu käest, mida ma tahan, ma ütlesin, jurist. Siis see tundus nagu, et siis sa oleks nagu tark. Aga nagu ma ei mõelnud sellele kunagi. Tegelikult ma nagu ise nagu ei tahtnud see kunagi olla. Sa isegi ei teadnud võib-olla, mida see jurist tähendab. Ei, ma tead, see on nagu mingi lähed kohturuumi ja nagu oled nagu objection. Ma sain alles 20 teada, et jurist on advokaat. On või? Sama asi. Jurist tegeleb kõikide juriidiliste asjadega. Ma ei teadnud väiksem, ma teeks. Või prokurör ja igast teised asjad ka olla. Ma teeks lihtsalt, ma tean, mis see tähendab. Isik. Ma ei julgenud nagu tunnistada, et ma ei tea. Seda ma mõtlesingi, ma olen alati tahtnud olla lihtsalt mingisugune teistsugune inimene. Aga mis tööd sa tahtsid teha? Ma ei ole mitte kunagi olnud mingi karjääri unistus. Tegelikult. Ma tahtsin alati näite olla. Väiksest peale 10 aastast saadik, 9 aastast saadik. Ma ei ole mitte kunagi karjääri unistus. Tahtsin filmides olla. Ma olen tahtnud lihtsalt olla äge kuju. Okei. Sa ei ole ühesõnaga mõelnud nagu sellele, et mida sa nagu teha tahad. No ma võin sul rääkida, mida ma tahan praegu, mis mu nagu suurim nagu elu nagu eesmärk üldse. Nii, mis sul praegu on? Ja praegune elu eesmärk on reisida terve maailm läbi. Okay, aga... see on nagu mu ainuke nagu asi, mida ma nagu 100% mul ükskõik. See on selline asi, et ma võin minna tänavatele munne kõimema. Me rääkisime, mitte munnimemest, aga me rääkisime sellest ümber maailma reisimisest teie podcastis. Ja sa ütlesid siis ka mulle, et... Ma ütlesin sinu saate
või ma ütlesin su selle Finding the Curve'i idee. Et sa tuleksid muuga nagu igal kaasa, vertikaalselt üle maailma. Ja et kuradi, et ükskõik idee, mis nagu võimaldab sul lihtsalt reisida nagu. On nagu fucking cool. Sa tuleksid üle Antarktika, kui järsku vabalt. Meil on miljonid koos, meil on meeskond, meil on professionaalne meeskond, explorerid, navigaatorid, kõik asjad. 100%. Alo kohta ma ei tea, ta on eitaga nagu... Tere, ma ütlesin just 7 korda ja tuleks. Jaa, aga tere, sa mingi hakkad nutma, kui mingi natuke külm on. Mul kukuvad varbad otsast. Seda küll. Ma arvan, et kui tema hakkab lihtsalt nutma, siis ta on tugevam kui mina. Sellepärast mul legit kukuvad varbad otsast ära. Kusjuures mul on sama asi, kui ma jalkat mängisin kunagi siis talvel trennides. Mängisime väljas ja mul oli põhimõtteliselt võimatu mängida, sest ma ei tundnud enda varbaid ja proovisin palli niimoodi lüüa. Nagu, aga ma räägin sellest, ma olen seda nii mitu korda nagu meie podcast'iks öelnud ja ma nagu inimesed, kes teavad mind, on seda lugu nii palju kuulnud, inimesed, kes ei tea, tahavad seda kogu aeg kuulda ja siis need, kes siin ümber on, kuulevad jälle, ütlevad, et türa Andre korrutab seda lugu jälle nii palju. Aga ma reisisin nagu seljakotiga kunagi Euroopat. Ja kui ma nagu, minu nagu kõige ilusamaid hetki elus on see, kui ma magasin silla all Sloveenias, nagu magasin silla all ja ma olin nii õnnelik nagu, ja ma olin nii õnnelik, miks ma olin õnnelik, oli sellepärast, et mul oli siuke mingi äratundmishetk, kus ma istusin silla all, ma olin nagu, tere elu on nagu filmis. Ma olen tahtnud alati elada elu, mis on nagu filmis. Ma ei ole tahtnud elada tavalist elu. Sa tahtnud elada, sa tahtnud tunda, et sa oled elus. Ja ma ei ole kunagi nagu mõelnud, et võtan siia kuradi Tallinna korteri ja teen karjääri ja vaat see on see, miks ma ei tea podcasti tulevikku ja miks ma ei tea erinevaid asjade tulevikku on see. Sest see ei pane sind päris elama nagu. See ei pane tundma seda tunnet, mis tundsid seal silla all. Ma lihtsalt... Ma räägin, mul on raske nagu ennast ette kujutada ühes kohas kogu aeg. Ma olen väga, kõik mis ma praegu teen nagu, ma mingi istun enda kodus, mingi üritan mingisuguseid, mingi tulevikuplaane valmis teha ja mingi õppida uusi asju ja nagu mu kogu nagu asja nagu keskne punkt nagu tuleb ühe asja juurde tagasi on see, kõik mis ma teen oma elus peab olema mobiilne. Nagu minu elu eesmärk peab olema mobiilsus. Ehk siis nagu ükskõik mis töö, ükskõik mis ma teen, peab olema siuke asi, mida ma, ütleme tänase maailma nagu siukses raamis peab olema siis tõenäoliselt midagi, mida saab teha oma läpakaga. Niimoodi, et ma võin istuda kuradi ma Amsterdamis kohvikusse maha või kuradi Los Angeleses kohvikusse maha või olla kuskil, kui potentsiaalselt kuidagi interneti saab, võin olla kuskil Amazoni vihmametsas ja võtan läpaka välja, kirjutan midagi, teen midagi. Et ükskõik mida ma teen, on midagi siukest, mida ma saan ükskõik kus teha. Vabadus töötada, ükskõik kus enda ja see on see, mis nagu mind kõige rohkem drivib. Mulle meeldib see point, mis sa ütlesid, et see põhimõtteliselt sa ütlesid, sind pani elama see, kui sa reisisid üle Euroopa ringi ja sa magasid silla all, see pani sind tundma elusana, et see on nagu sa oled nagu, this is life nagu. Ja seal on hea point sees, sellepärast, et põhjus, miks mina on alati 10-aastast saadik tahtnud näitlejale filme teha, on see, et kui ma olen võtteplatsil, kui ma loon mingit maailma, mida ei ole olemas, mingit illusiooni inimeste jaoks ja kaamerad käivad, siis see on see koht, kus ma tunnen ennast kõige rohkem elus, nagu alive, vaata. Ma elan seal kõige rohkem, ma tunnen, see on nagu väga suur kirg mul, et ma olen sellel põhjusel filme vaadanud terve elu ja mingi animet ja aga see on sama tunne, see tuleb samast kohast, vaata, et see tunne, mis sa tundsid seal silla all, ma tunnen seda siis, kui ma olen võtteplatsil Morokos, olin seal kuradi kuskil päraperses mahetud majade vahel on ja mingi hull crew on ümber, vaata, kõik valmistavad ette, mind meigitakse, pannakse mingid riided asjad ja siis on see, et ma pean mingit karakteri mängima ja mul on töö teha, mul on vaja töö ära teha, mul on vaja inimesi veenda, et mina olen see vend ja see päriselt actually juhtub. Sa pead iseennast ka veenma. Ja iseennast ka veenma ja siis see on siuke nagu adrepauk tuleb täielik vaata sisse, et nagu this is the moment vaata. Mul oli siukene nii-öelda see maagiline hetk siis, kui ma Pärnus üks hetk istusime siukses õllebaaris nagu Alibi. Istusime, jõime õllet, ajasime sõpradega juttu ja muist käib taustal ja siis üks hetk ma kuulen, et minu bändi lugu läheb peale. See oli minu jaoks nagu mida vittu. See oli üliäge moment. No ma räägin nagu, kui sa mõtled tuleviku peale, mõtled, et okei, kes ma olen mingi, ma ei tea, 65. Kus mu koht on siin ühiskonnas? Kus mu koht on mind või mingi ütleme, et ma olen loonud perekonna.
või ütleme, et ma olen teinud piisavalt palju sohi lapsi, et mul on üle maailma lapsi või vahet ei ole, kumb variant õige on. Aga et kui sa kuhugi lähed, siis ma tahan olla see kuradi veits fucking kuradi quirky nutjob kuradi vanaisa, keda kõik kuulavad, et vanaisa, kes kunagi kuradi Egiptuses templeid. Et ta on nagu ta on kõike näinud, ta on nagu mingi Indiana Jones. Indiana Jones, täpselt Indiana Jones on üks kõige paremaid kirjad. Ta tahaks olla siis avastaja nagu ma tahan avastada maailma, ma tahan avastada igat nurka ja võimalikku kuradi persauku, mida vähegi võimalik on. Dokumenteerida ka seda või? Nagu mul üks nagu asi, kui ma lõpuks nagu mingi suuremale nagu ekspeditsioonile peaks minema, ma tahan kindlasti soetada endale kaamera ja fotografeerida asju ja filmida üles. See on ka olnud üks nagu väga kas sa oled näinud fucking filmi Türa mine perse, miks mul see filmi nimi praegu meelest ära läks? Proovi meelde tuletada, ma räägin nii kaua, et see on väga suuri kirge on mul on ka reisimine, vaata lihtsalt kuna ma olen siuke vaene rott, siis mul ei ole võimalust olnud reisida palju. Ainult siis, kui mul oli rikas kasuisa ja siis nagu ta tegi, käisime reisimas. Kas ma võin vahepeal öelda midagi? No. Mul on ka lapsepõlv olnud. Räägi ta lapsepõlvest. Sinu lapsepõlv oli nii masendav, keegi taha kuulata. Okei, alustame Andrest, sest Andre räägib ära, te lähete mingi teisele teema. Sorry, palun anna mulle andeks. Tegelikult mul oli see, vaata, mul on nagu mental notes'id ka, mul on arvutisnotes'id, mul on mental notes'id. Ma tegelikult tahtsin sinna jõuda. Aga sul on õigus, sinu lapsepõlv on palju olulisem kui minu mingid, minu kirg, ma olen nii kirglik, mul meeldib ka reisida, mul pole raha. Räägime lapsepõlvest, tere ma kuradi ulun sinna. Minu lapsepõlv, ma tean seda, et ma olin 3-aastane tatikas, kui ma käisin üksinda poes. Mul lihtsalt vanemad andsid raha kaasa ja ma läksin üksinda Viljandis üle tee kõndisin lihtsalt sinna Maxi Marketisse, ostsin poest endale Coca-Colat ja jäätist, läksin koju tagasi. See oligi sinu lapsepõlv, järgmine hetk olid 21. Aga siin ongi rohkem aega vaja, see oli nagu väga lühike lugu. Ma ei tea, ma mängisin sitaks arvutimänge. Sitaks. Ma arvan, et see oli ainukene. Ma panin kogu aeg lihtsalt hommikust õhtuni ruuni, et sees. Ruuni või? Ma mängisin ka ruuni, kui ma olin 5. klassis. 5. klassis. Koolis arvutiklassis. Alustasin 1. klassis ja lõpetasin, ma ei tea millal. Tahtsid kella pealt vaadata praegu, mida sa lõpetasid. Aga ma arvan, viimati ma mängisin äkki veel mingi 10. klassis ruuni. Ma mängisin 5., 6., 7. siis tuli alles arvutiklassis. Aga ja siis mingit maalt ma vahepeal veits tegelesin mussi, kes see kadus ära uuesti. See tuli tagasi jälle. Tänks, et mulle meelde tuletasid. Kedagi koti su lapsepõlv. Räägime teie... Ei, tegelikult on midagi veel põnevat lapsepõlv. Ei, mul oli väga iga lapsepõlv. Okei, väga hea, sest siis ma saan küsida teilt muusika kohta. Sa rääksid enne mingist noorte bändist. Ma ei tea sellest midagi. Tal on bänd. Sul on bänd, sul ei ole bändi. Sa oled muusik. Laulad. Mingit pilli mängid. Okei, sa oled muusik. Mis pilli sa mängid? Kitarri. Veel mingit pille? Vajadusel võin teisi pille ka mängida nii palju, kui ma hakkama saan. Mingi väike seksuaalne innuendo või mis? See oli skriptitud. Sööndad. Okei. Noortebänd, mis aastal ja kõik punast? Noortebänd oli just reedel käisin esinemas lava peal. See on praegu mingi teema. Eile oli 3. poolfinaal ja 9. november on finaal, kuhu ma kahjuks edasi ei saanud, aga edasi sai Pärnust Steven Ilves. See on telekas või? Telekas ei ole, aga kusjuures ma ei tea, kas finaal on telekas või mitte, aga ma tean, et seda live streamitakse kuhugi. Delfisse tõenäoliselt. Poolfinaalid filmiti üles ja need tulevad mingi aeg netti üles ka. Nii et saab järgi vaadata meie laivi. Ma tahan vahepeal Aalo sulle midagi öelda. Täna me peame need statiivid endale ostma. Ma ei ole elus mitte kunagi midagi nii fucking mugavat kasutanud kui see statiiv. Ma ei tea, palju see maksab. Rode PSA 1 või mis iganes, see maksab sott. Türa, see on ta oli nagu, mis raha see? See nagu, see... Osta meile käsi. Seoses selle sama looga rääksin ühe meie ühisesõbrannaga
üks päev juttu vaata ja tüüp käisin tal uues korteris käest, ta oli see, kes mulle selle drawing tableti andis, midagi ma nüüd mingi kodus mingi eksperimenteerin. Rääkis pangast mulle, rääkis, et eestlased on nii imelikud inimesed, et siin on nagu rahanumbrid nii väiksed, et ma ei saa aru, et ma läksin panka ja ma nagu tahtsin mingi 1 500 välja võtta ja türa ei saanud välja võtta, et mingi nii imelik, et pidi mingi 2 osas selle välja võtma. Nii väikse summa. Ja nii väikse summa tahtsin välja võtta ja nagu mingi, come on, see pole midagi. Ma istusin kõrval, siin kuulan main. Higistasid nice. ma oleks ka olnud nagu, ma tahtsin ka eile raha välja võtta, aga mul oli alla 5 euri, ma ei saanud välja võtta. Pidin 2 osas, 2.50 ja 2.50. Mis ma veel tahtsin näidata, et see film, millele ma mõtlesin, oli The Secret Life of Walter Mitty. Ja Ben Stilleri film ja see film pani mind nagu kuradi väike laps nutma. Mind ka, aga mind panevad kõik filmid nagu väike laps nutma. Mind kõik päris ei pane, aga anime paneb mind väga palju. Ma nutsin Narutot vaadates mingi 3 korda. Aga see film igastahes, see film täppis mingisse väga sügavasse tundesse sisse mul, kus ma väga palju mõtlesin nagu no I guess see point ongi, see Walter Mitty point on see, et sa näeb Walter Mitty siis ennast, aga lihtsalt nagu 2 asja, esiteks see Walter Mitty enda lugu, nagu kuidas ta lihtsalt nagu mingi ühel hetkel lihtsalt nagu lähen nahhi nagu ja mingi satub mingi maailma turneerile mingi, aga ja siis teine see tüüp, kelle juurde ta sinna lõpus jõuab nagu, ma olin nagu, see on nii cool. See on nii cool, mingi vendest istub mingi 2 päeva, kus mingi kivi otsas, mingi kaamera ja see mingi ootab mingi kepardit. Et ühte pilti teha. Ja siis on nagu, ja vahest mul lihtsalt ei võta seda pilti, sest see on liiga ilus moment, et seda jäädvustada. Jätab nagu meil. Ja ma olen nagu, ma imeks su munni praegu, sa oled nii lahe nagu. See oli sita, Sa oled lihtsalt nii lahe mees nagu. Sa ikka tahad seda munni, ma vaatan. Ei, ma saan aru, mis sa mõtled nagu, Aga ma arvan, et kus see, nagu, ma ei tea, kuidas see saab tõsiselt rääkida, aga see munni imemise asi on samamoodi, I think mu ja need filmid ja samamoodi videomängud. Ma olen RPG-sid hästi palju mänginud oma elus nagu. MMO-sid. Sa panid praegu kokku munni imemine, filmide vaatamine, RPG-d. Filmide vaatamine, munni imemine, naiste nikkumine, MMO-d, RPG-d, kõik asjad lähevad täpselt siin ühte patta. Kõik need asjad täpivad minu sees sellesse tundesse, et ma tahan maailma avastada. Kõik need asjad täpivad siin. Tap that ass. Tap that ass. Ja samamoodi nagu, ma arvan selle munni imemisega samamoodi, ma ei ole otseselt gei, aga lihtsalt mul on minu sees on mingi sisemine kirg mingi avastada kõike, mida ma vähegi nagu saan. Et sa tahad nagu siis lahata peenist? Jaa, ma tahaks nagu kõigepealt imeda seda. Sa mad scientist. Ma tahaks kõigepealt imeda seda, siis maha lõigata selle, lahti lõigata. Teha nagu selle läbilõike nagu vaadata sisse. Ja siis väga huvitav. Panna kõik oma mõtted kirja. Väga huvitav. Jaa, mul jooksis aju kokku. Ma arvan, et ma olen täpselt nagu see Walter Mitty, kes pole. Ma olen nagu elanud nagu mingi kuude kaupa mingi välismaal ja nagu natuke käinud, ma ei ole nagu, ja väiksena ma reisisin palju, aga nagu vanemas eas, et mul ei ole seda pärast seda. Tegelikult ma ei saa öelda, ma käisin mingi terve suve mingi reisisin seljakotiga mööda Euroopat ringi, pole päris tõsi, et ma ei ole üldse reisinud ja mingi seiklenud, vaata. Sa tahad next level. Aga ma tahaks nagu mingi lähen aastateks mingi keegi Aasia, Ameerika. Ja Aasia nagu eriti nagu erutama jaoks, kui ma nagu ma olen kuskil mingi, ma ei tea, 1000 kilomeetrit kuskil mägedes. Ma pean sulle ütlema, see on väga väiksed peenised. Mul on pohhui. Ja ma tahan disclaimeri lõppu anda, eeldades, et kõik inimesed, kes mind siiamaani vihkama on hakanud, jõudsid lõppu ka. Ma ei tea, ma olen nii rõveda, ma ütlesin saate. Eks tahaks tänada meie ainukest kuulejat, kes praegu kuuleb. Ma ütlesin saate algus mulle, et mulle meeldivad lollid naised ja mingi tüks. Ma panen üle. Ma panen sitaks. Ma panen ka vahel üle, sellepärast ma hakkangi punastama vahepeal. Et ma tegelikult tahan, et mu naised oleksid täiesti keskmise intelligentsiga. Sa tahad, et su naised oleksid keskmise intelligentsiga? Kas sina arvad, et sa oled keskmisest kõrgema intelligentsiga? Ei. Ma ei tea, see on imelik asi, mida öelda. Või sa ise arvad, et sa oled ka keskmise intelligentsiga, sa tahad, et naised oleks sinuga võrdsed? Ma olen tinker. Ma olen sügav mõtleja, ma olen filosoof. Aga sa ei taha, et su naine oleks filosoof? Ei, sest ta räägiks liiga palju. Ma arvan, et see on see, mida iga mees tahab.
ei, ma nagu, mulle meeldivad nagu... Naine filosofeeriks liiga rohkem kui sina. Mul on raske öelda, ma üritan sükseid suhteid oma elus nagu laia. Mulle meeldib naistega nagu rääkida pikalt, aga need on tihtipeale naised, kellega ma ei maga. Miks see nii? Miks? Ma ei tea. I guess I'm fucked up. Mul on mother issued. Ma blame in seda. Ma arvan, et sul on tegelikult mingi point sees. Mehed ei taha, et naised räägivad neist paremini. Võib-olla mul on lihtsalt mingi alaväärsuskompleks, mida ma endale ei tunnista ja ma tunnen ennast sitasti, kui naised on must targemad, sest et mul on mingi egoprobleemid. Väga huvitav, kas sa tunned, et see podcast võib olla justkui sulle kui psühholoogi kabinet? Alati. Ma olen seda algusest peale öelnud, et see on rohkem teraapia ja nauding mulle endale kui kellegi teisele. Sa hakkasid mingi psühholoogiks praegu. Jaa. See oli see ärsk, kui ta... Aga ta tõenäoliselt keerab mind see saate lõpuks rohkem putsi, kui ma enne olin. Ma arvan, et sind ei olegi võimalik korda teha mitte kuidagi. Ei, ma ei taha... Selle ma võin nagu välja öelda, et kõik inimesed, kes üritavad olla stabiilsed ja fucking tervislikud, ärge tehke seda. Miks? Sest see keerab sind veel rohkem putsi. Sest et maailma ilu on see, et me kõik oleme omamoodi putsis. Ja et me nagu lihtsalt laseme lahti. See, et Einar on sellepärast, et Einaril on mingid oma probleemid. Jaa. Nagu selles mõttes, ma ei mõtle, et sa praegu nagu haige, et sa mingi haige inimene või midagi praegu. Olen haige inimene. No olekki, seda ma tean, ma üritan praegu viisakas olla. Ära sega mind. Ma mõtlen seda, et see, milliseks sa kasvasid ja milline sa oled, on sellepärast, et sul on nii putsis fucking elu. Jaa, mu isa viskas mind vastu seina, kui ma ikka olin. Nice. Ausalt, ma olin nari otsas, kiusasin oma õde. Õde oli all, ma nagu olin niimoodi, vaata. Kiusasin teda, vaata, mingi läppisin teda, vaata. Ja siis õde hakkas nutma ja see jääb mul eluks ajaks meelde. Ja õde hakkas nutma ja siis isa tuli teisest toast trampida täiesti tõsis näoga, vaata, sirge seljaga. Võttis must kinni narist seal otsast ja siis viskas vastu seina. Ma reaalselt lendasin vastu seina, kukkusin maha. Ja need momendid on kõik meist teinud selle, kes me oleme. Kõik meie mingid sitad, olukorrad ja asjad on nagu vormivad meid. Aga siin on üks väike võib-olla päris suur võimalus, et see kahjustus su aju lihtsalt. Või siis et mu aju nagu lõi selle hullemaks või nagu dramaatilisemaks, kui see tegelikult oli. Absoluutselt, meil ei ole mitte ühtegi täpselt mälestust. Ma arvan, et lapse... On suur tõenäosus, et see kõik... See juhtub päris nii. On suur tõenäosus, et see, et ma... Ta lihtsalt mingi võttis kinni, vaata, siis mingi... 11,5 nikk on vale. Mis asja? Et see, et ma 11,5... Tegelikult see ei olegi elus mitte kunagi nikkunud. See on tõsi. Et tegelikult see mingi... Ei, nagu kindlasti see on hoopis teistsugune, kui ma mäletan seda. 100%. Et ei olnud... Sest et meil ei ole mitte ühtegi tõelist mälestust olemas. See on proven. Ma isegi vahel mõtlen... Ja see on see, jah, et kuidas saab plantida nagu inimestele mälestusi. Ja inimestele saab plantida mälestusi ja... Inception ta teinud. Aga me pidime saate ära lõpetama. Kohe lõpetame. Reaalselt võib sükene nagu... Reaalselt see võis... Vahel nagu räägin vaata avalikult sellest niimoodi vaata. Ja siis ma nagu vahel mõtlen, et kui mu isa vaatab seda enne praegu, siis ta nagu mõtleb... No, mitte ma mingi oma isaga väga hästi, vaata, me ei suhtle väga palju, vaata. No see on pohku. Aga no mul on see pohku, vaata, ilmselgelt, muidu me ei räägiks, aga seda ei oota mind kuskil, vaata, mingi umbes, et mida sa rääksid. Aga nagu ma nagu mõtlen vahel, et kui ma nagu avalikult räägin sükseid asju, siis ma võiks nagu rääkida asju, mis on tõepärased. Ja aga ükski asi ei ole tõepärane. Probleem on selles, et minu arust see on tõepärane, sest see on see, mis mul jäi meelde, aga see ei pruukinud nii olla, võib-olla tema mäletab seda paremini, võib-olla ta võttis must kinni ja siis nagu tule siia ja siis pani maha mind, vaata. Või umbes, mida iganes korraks peale läks vastu seina, vaata. Ja siis mul mingi aju lõi mingisuguse kuradi stseeni, kus mingi Nandate! Leedis vastu seina mingi anime, vaata. Siis ma lendasin läbi seina reaalselt. Ma arvan, et seinas oli auk. See on muidu meie kõigi elu nagu. Kuidas sa endale nagu tõlgendad elu? Otosan. Nani, papasan, nani. Otosan. Otosan on või? Papasan. Otosan. Nani. Nande. Ja siis muutusin taiks, vaata. Isa hakkas nikkuma. Ida võttis püksid maha, see oli mingi ugadega, mingi devil cock, vaata. Ja siis tuli välja, et su õde on üldse mingi oktopus lihtsalt. Mida me räägime? Okei, nüüd me peaks küll selle sita lõpetama. Ilmselgelt on aeg see podcast lõpetada.
suur tänu, et te tulite. I had fun. Täiks, et kuulasite mul on notes'id uut otsas osa nagunii. Täiesti putsis podcastist. See ongi kusjuures, see tuleb Einari jututuba episood 4, mõttekriips, täiesti putsis podcast, mis on niimoodi, kui inimesed seda näevad, kui nad ei tea teie podcasti, siis nad mõtlevad, et see podcasti episood on täiesti putsis. Et ma kirjutasin nagu 2, vaata, täiesti nagu 2. Mõtled, et ma nagu kirjutasin nagu veits väärakalt. Edgilt, parem. Et ma kirjutasin Edgilt ja et see episood ongi täiesti putsis, mida ta ka oli. Aga samas ta on ka teie podcast. Ta reklaamib teie podcast. Las see läheb ajalukku kõige parem Einari jututuba. Isegi kui sa ütleks meile, et selles oli kõige sitem osa, mida ma siiamaani olen pidanud tegema, ma oleks nagu okei. Jällegi selle episoodi tõi teieni Cafe Sahne. Väga head koored, väga hea. Koor ei lähe halvaks. Kuidas see võimalik on? Science, bitch.